Nii et kiitus Jumalale. Siis jälle ütleme tere tulemast. Saame koos olla jälle siis nende vaimulike asjade juures ja see on nii oluline tänases päevas, et meie mõtteviis, meie meelelaad on, võiks öelda, ühinenud taevaga. Samaks mõtteviisiks, nagu on taevas, nõnda ka maa peal. Nii et niimoodi peavad asjad sündima. Tänu Jumalale. Nii et Isa, me täname sind selle õhtu eest ja täname selle osaduse eest, täname üksteise eest, täname sinu rõõmsate laste eest ja elu eest, mida sa oled iga oma lapse sisse pannud ja selle nii-öelda poja mõtteviisi eest, et meie võime mõelda Jumal sinust kui Isast, kes sa oled, kui kõigi heade andide andja, kes sa jagad ennast meiega. Ja me täname, et sina oled oma poja andnud ja selle ohvriks poja toonud, et meil on täna elu ja seda elu võib olla meil ülikülluses. Tänu sulle, et kõik, mida sa Jumal oled teinud, oled hästi teinud. Olgugi, et meie inimestena ei näe lõpuni sinu käike läbi, aga ometigi, Jumal, me teame, kõik hea ja täiuslik and on tulnud ülevalt sinu käest ja me oleme tänulikud sel päeval üksnes sinule. Ja Jumal, ava meie meeled ja mõtted ja tähelepanu ja anna meile tarkust näha, mõista ja kuulda, Jumal, seda kõike, mida sina oled meiega rääkimas ja meile jagamas ülevalt. Tänu sulle, sinu laste hea osa on tulla kokku ja taas rõõmustuda, taas näha, et sa oled Jumal, kes sa pead ühte head hoolt oma laste eest, kes sa oled varustaja, kes sa oled meile kui selle osaduse loonud, isa ja poja vahelise osaduse, et me teame kõiges. Me võime oma usu sinule panna, lootuse sinule panna, teadmine, et sina hoolitsed ja mida sa teed alati kõige paremini. Tänu sulle ja sa õnnistad igat üht meist, kes me oleme siia kokku tulnud, taas avardad meie silmanägemist. Halleluuja. Tänu Jeesus. Kiitus Jumalale. Nii et Jumalas on kõik asjad on kontrolli all, Jumalas on kõik asjad, võiks öelda, juhitud tema enda poolt. See on nii hea, ma olen vahel ka öelnud Jumalale, et kui oled Jumala ees ja siis ütled, et aga Jumal, sa tead ju, mina ei juhi sinu riiki, sina ise juhid seda oma riiki ja mina olen sinu käes kui tööriist, keda sa saad kasutada selleks ja mida sa teed, seda sa teed. See Jumala kuningriik, teate, on üks mõtteviis, kui sa mõtled. See on taevane mõtteviis. Ja mäletate, see on nii hästi öeldud seal, kui ristija Johannes alustab nende sõnadega kuulutust ja Jeesus täpselt samade sõnadega alustab, et parandage meelt, sest taevariik on tulnud teie ligi. Aga taevariiki on tol päeval nende sees. Nüüd, et ta on ligi tulnud, millest see räägib? Sa ei saa mõelda enam endisel viisil, nagu sa varem mõtlesid. Ta ei tööta enam Jumala kuningriigis. Jumala kuningriigis töötab Jumala enda mõtteviis. Nii et meil tuleb siis ühineda, kui me ütleme, et meil on see maine mõtteviis, mis meid on sidunud, kinni hoidnud. Nüüd meie peame ühinema selle taevase mõtteviisiga tema tasandil. Sest Jumal ei taha ju lõppude lõpuks, et me midagi talle enam teeksime või annaksime, vaid nüüd Jumala igatsus on see, et tema enda mõtteviis tuleb nüüd meie ellu. Ja vot nüüd me saame elada ja liikuda nüüd tema mõtteviisiga, tema kohaselt. Nii et meie ei ole siis Jumalale nõuandjad, Jumal on meile nõuandja. Ja ma saan aru, et kui me tuleme ka, ütleme, oleme maailmast tulnud ja siis paratamatult on see, et meie sees on ka selline orvu mõtteviis, sest kogu maailm kannab orvu mõtteviisi. Midagi ei ole siin parata, see maailm on ehitunud selle mõtteviisi peale. Aga nüüd, kui meie oleme saanud sündinud Jumalast, siis me oleme otse poja suhtesse saanud Jumalaga. Ma mõtlen poeg selles mõistes, et pärije staatuses. Nii et see Jumala laps kasutatakse ka sellist väljendust nagu Jumala laps, see on nagu sellisem võib-olla laiemas mõistes, aga poeg on konkreetselt, kes on lähtunud isast ja esindama nüüd isa maa peal.
nii et poeg elab, võiks öelda igast ühest sõnast, mis lähtub täna isalt pojale. Nii et meid on pandud Jumala poolt täielikku sõltuvusse temast endast. Nii et kõike, mida siis Jumal teeb Jumal, võiks öelda, oma parimat esile tuues. Ja ma usun meil ka täna, kui sa mõtled seda, et kui palju on neid erinevaid mõtteviise, erinevaid arusaamu, püüame ühildada, püüame kokkuleppeid saavutada, püüame nagu, kuidas ütleme, üksteisega hästi läbi saada, aga see on kurb, kui me Jumala seal ära unustame. Mõistame, et see on, vaadake see, mis on taevast tulnud, see on määratud täitma täna kogu maad, et maa ja taevas on selles samas mõtteviisis üheks saanud. Ja vatas, need on asjad, mida enam me ei õpeta üksteisele, sest uue lepingu ime seisnebki selles, et kus on taevas tulnud esile ja sellepärast me räägime täna ka uuest loodust, kui Jumal on loonud uue loodu, uus loodu on täna meie sisemine inimene. Ja uuel loodul on ka uus mõtteviis. Me ei saa kanda vanat mõtteviisi. Siin, ma olen vahel seal nagu, ütleme, tänagi olin öösel tööl seal ja siis kuulad ikka neid erinevaid jutlusi, siis on nagu väiksem, peab seal vahel ekraane vaatama ja natuke jälgima, mis ümberringi toimub, siis nagu lugeda on raske seal, et siis pilk ja tähelepanu on nagu muudel asjadel, aga väga hea on kuulata seal. Et jutlus käib ja siis nii-öelda oled seal ja siis on hea, kui atmosfäär on kogu aeg täis seda vaimulikku. Just see on nii oluline ja neid vaimulikke mõtteid on kogu aeg õhus ja need vaimulikud mõtted on, see on hea, ma vahel mõtlen ka, et keegi jagab mingit ilmutuslikku pilti ja sa ise saad vahel ka aru, mina ei küüni või mina ei püüa kinni tema pilti, mida Jumal on talle konkreetselt näidanud. Aga nüüd ma saan öelda Jumalale, aga Jumal, mida sa mulle nüüd ilmutad selles? Temale sa ilmutasid selle konkreetse käigu, mida ma kuulan. Aga mida sa mulle nüüd ilmutad? Ja samas siis, kuulasin seal ühti ja siis mõtlesingi selle üle, et jah, väga huvitav, et me oleme sellised, igaüks me oleme erinevas, ütleme vaimulikult ka erinevas võib-olla kasvueas. Ma ei tea, kas need on head väljendused, aga me oleme kusagil Jumala suhtes, on ju Jumalaga. Ja ta ütleb Pauluski, et kuhu me keegi oleme jõudnud, sealt mingem edasi sama teed. Kuhu me Jumala suhtes oleme jõudnud. Ega me seda ühele vennale öelda ei saagi seda, aga seda ma tunnen ise oma sisemuses. Kuhu paika on Jumal mu toonud, sealt ma saan nüüd temaga koos edasi liikuda. Ja seal ma kuulasin näiteks, seal keegi rääkis, ma saan aru, karismaatilised inimesed, vahvad inimesed, tuld täis, elu täis, kõik on halleluuja, halleluuja, kõik on selline väga tore, Jumal teeb seda, Jumal teeb teist, kolmandat, neljandat. Ja korraga ma jäin mõttes ühe asjaga, et huvitav, mina nagu ei kanna sellist mõtteviisi. Et ma saan aru, et seal tema ütleb, et toob välja seal niisuguseid veksleid. Ma ei tea, kuidas me kõik Jumala lastena oleme teatavas kohas ja me mõtleme mingi tasandi pinnal. Ja siis ma saan aru, mina olen ka kunagi selle asja sees olnud, väga tuttav tuli ette. Ja siis me rõhutame selles nagu tasandisse, rõhutame väga, mida sa nüüd Jumalalt palud. Mida sa Jumalalt nüüd nagu vajad kätte saada? Finantsilisi õnnistusi, tervise koha pealt on ju. Kõike neid, võiks öelda, kuidas, et Jumal, mis sinul on minu jaoks või mida sinul on minuga jagada? Mis kasu mina sinult saan? Ma küsis, kui kaugele me sellise kristlusega välja läheme? See on nagu ütleme, need lood on teate, nagu see on sama asi nagu eesli nina ette pane porgand ja siis ta läheb porgandit taga ajama ja siis ta niimoodi liigub edasi ja siis ta kannab oma vankrit ja koormat, on ju. Et need on sellised pildid meil kristlastena ka. Vaadake, kui me tuleme Jumala kuningriiki ja me küsime Jumala kuningriigis, aga mida Jumal on mulle andnud siis? Mis kasu mul Jumalast on? Väga imelik küsimus muidugi üldse. Tähendab, nagu mina olen Jumal ja tema on minu teenija. Vaadake, see suhtumine on midagi lappama läinud või mäda, lihtsalt see asi on midagi korrast ära seal.
Nad ei näe suhte tasandit. Jah, ja siis ma mõtlesin ka seda kuulates, et ta ütles ka seal need finantsilised õnnistused ja siis keegi prohvet oli käinud ja see oli ka rääkinud, et teid saavad tabama siin millised õnnistused, loendati ette, kui palju õnnistusi. Ma räägin ühest mõtteviisist, ma ei ütle, et see on halb või see on hea. Meil poegadena me ei saa enam hinnanguid anda. Meil ei ole üldse enam, lihtsalt see võimalus on meie käest ära võetud. Aga huvitav on kuulata kedagi, kes jagab liigub Jumalas ja toob esile Jumala asju. Ma räägin just seda mõtteviisi koha pealt. Ja kogu aeg on õhus küsimus, mida ma saan? Kuidas sul läheb? Kuidas käsi käib? Ikka varrukast läbi ja ma ei tea, kuidas eesti keeles need väljendused öeldakse või nalja visatakse selle üle. Et kui sa oled Jumalas, tead, su asjad on hästi. Lihtsalt nad on hästi. Teate, meie kristlik elu on ju sinu pojaks olemine koos sinu isaga, kes saab olla õnnelikum inimene, kui sa oled sündinud Jumala pojaks. Sest sind ja mind on kutsutud väljendama oma isa. Aga kujutate ette, kui nagu see noorema poja kohta ütleb ka, et noorem poeg ütleb, ma ütleks lihtsalt eesti keeles niimoodi lühidalt. Poeg ütleb, isa, ma tahan, et sa oleksid surnud. Ma tahan kätte saada sinu pärandit. Ma ei tea, mis isa mõtles selle peale. Ja isa jagabki pärandi mõlema poja vahel. Sest küsimus on vaja pärand kätte saada. Aga siis on järgmine küsimus, aga mida ma sellega peale hakkan? Vaat nüüd minu see potentsiaal, mida Jumal on mulle andnud, minu teadmine ja see tarkus ja ei küündi selle varandusega toimima. Ja vaat nüüd on jama majas. Ma muudkui tahan, ise ka ei tea, miks ma tahan. Vajadus selles, vajadus teises. See on nagu selline niinimetatud vajaduspõhine kristlus. Ma saan aru, kui inimene tuleb maailmast, see on nii loomulik. Ta tulebki mingite vajaduste pärast, Jumal lahend ära. Ja Jumal lahendabki. Ta ongi ju see meie isa, kes hoolitseb ja teeb ja täidab. Ma ei ütle, et seda on vale paluda. Kui mõistame, et ärme saa valesti aru, see on imelik muidugi sellist asja väljendada. Aga et me ühel päeval tabame ära, ma võin tulla ja nii-öelda hüpata isa rüppe või isa sülle. Ma olen kõige õnnelikum inimene sellepärast, et ma oman isa. See oli selle kadunud poja koju tuleku see, kuidas ütleme, see viimane stsenaarium, kui ta ära mõistab, minu isa on armastus. Ja vaat see on, mida ma tahaks taas meelde tuletada. Kas on suuremat õnnistust, kui ma ära taban selle, et minu isa armastab mind? Edasi ma küsin, aga millest mul on siis puudust? Aga nüüd, kui keegi kõrval tuleb ja temal on ainult küsimused, mida ma saan? Vaat siin tekib nüüd küsimus, kui sa need asjad oled kätte saanud, mis asjad järgmised on? Sest asi jääb tööle vajaduspõhisuses. Vaata, ei tule seda suhtepõhisust enam esile. Ma ei tea, kas need on eesti keeles head sõnad üldse või on need eesti keeles nagu selline, et kas ma olen poeg, kes ma elan isaga suhtes või olen ma poeg, tahan olla poeg, kes kogu aeg tarbib isa. Me nagunii tarbime isa, see on möödapääsmatu, nagunii. Kuniks isa ütleb, et tea seda, et kõik, mis on minu, on ka sinu. Et kus sa lased ennast lõdvaks ja ütled, halleluuja, siis on ju kõik hästi. Hool on kantud juba ette, taha, peale, alla, igale poole. Kõiges ma olen hoolitsetud oma isa poolt, sest ma oman suhet, ma oman tema armastust ja nii palju, kui ma temalt oman mina ka tema poole. Vaat see nüüd on võrdne, võiks öelda, sa ei saa isa rohkem armastada, kui palju sa tunned isa armastust. Ja kui ei tunne oma Jumala isa armastust, kuidas ma saan siis oma isa armastada? Vaat siin tekib see küsimus, ma armastan nii palju tegelikult, mida ma isalt oman. Ja kas see nagu meeldib meile või mitte, aga see töötab lihtsalt sellel tasandil. Nii et me omame täna Jumalat, kes on armastus. Ja sellepärast ma tahaksin öelda,
kõike, mida Jumal täna on tegemas, on oma armastuse osutamine inimestele. Kõigile oma, ütleme, pojad saavad vastu võtta. Inimkonnale samamoodi Jumal osutab armastust. Nemad ei oska seda vastu võtta. See ongi see. Aga Jumal jääb ikka Jumalaks. Jumal on muutumatu. Jumal on see sama. Jumal on igavene. On ju? Nii et kõik halleluuja. Ja, puhas. Täiesti puhas, halleluuja. Ja sellepärast, kui sa mõtled, et kuulates eilagi ühte seal nagu pressi sellist konverentsi moodi asja, kus oli selline küsimustele vastuste osa oli, seal inimesed esitasid ka, see on üks venekeelne keskkond seal Ameerikas, mida ma kuulasin, aga ja seal oli ka selline osa, kus inimesed esitavad igasuguseid küsimusi seoses täna eluga, kui sa elad elu armu all. Ja varemalt, kus ma elasin, kus ma olin alati kohustatud midagi tegema, et selle tubliduse alusel mulle antakse teatud tunnustus. Ja lõpuks pean ma pettuma selles. Vaat nüüd ma püüan elada inimeste meelt mööda, koguduse meelt mööda, ega see pole ka teis mõttes vale. Loogiline, et ma püüan oma õde-venda armastada, parimat osutada, kõik seda. Sellepärast, et see on isa armastus ju minu sees, sinu sees. Miks me neid asju teeme, mida me teeme? Eks ikka sellepärast, et isa armastus on meis. See on see allika tõttu. Aga kui keegi küsib, et näiteks ütleb, et oota, aga miks ma peaksin Jumalale kümnist maksma? Näiteks inimesed esitavad taolisi küsimusi. Aga mida ma Jumalalt saanud olen? Kui palju tema mulle andnud on? Kujutate ette, kui selline suhtepõhine kristlus algab. Kuidas me hakkame Jumalaga asju arveldama? Ja ma mõtlen, oota, kuhu see suhe välja läheb? See on ju arveldamine. Mulle, sulle, sulle, mulle. Varsti vastu. Ja siis on niimoodi, kui suure teene ma Jumalale teen, siis ma ootan Jumalalt samat või paremat, enamat teenet tagasi. Jumal on võlgu. Ja siis on need ütlused, et kui keegi palub Jumalalt näiteks finantsilist abi ja keegi kõrval küsib, et aga kas sa Jumalale 10 maksnud oled? Siis mõtled, appi, kas seda nimetatakse Jumala kuningriigiks? Tähendab, sa pole ju Jumalale teeneid teinud. Aga mis sa tahad ise teenet vastu saada? Teate, tänu Jumalale, et Jumal on meid päästnud sellisest elu mõtteviisist. Teate, see on see orvu mõtteviis, kuidas orb mõtleb. Mida ma saavutan, kuhu ma jõuan, kes ma siis olen, kas mind tunnustatakse siis või ei tunnustata. Tähendab, ma tahan olla edukas, tubli ja nii edasi. Ja ma ei pane seda oma suhet esimeseks oma isaga. Ja sellepärast mina ka, kui ma näiteks, ütleme nii, teisi kuulangi, ma just ootan seda, et kuulates seal õdesid vendi, kui sa nende tunnistusigi kuulad, tead, kui ilus mu süda lihtsalt sulab, kui ma kuulan inimese tunnistust, kuidas ta sai suhtesse oma Jumalaga, kuidas ta kogeb oma Jumala armastust, kuidas see elu voolab temast läbi, Jumala elu. Siis mõtled, kas on ilusamad? See on ju paradiis maa peal. Ükskõik millist tööd sa pead tegema, on see raske. Või nagu öeldakse, 2 armunud inimest ei ütle kunagi, et teekond on pikk ja vihma sajab ja ma ei tea, taevast sajab pussnuge või asju tuleb alla. Vahel et ei saa tulla, ei saa minna, ei saa teha. On ju? Kui inimesed tahavad kokku saada, siis nad saavad kokku. Aga teate, see armastus, mis meil on Jumalaga, vaat seal ei saa öelda, liiga pikk tee, ei saa minna või miski on nagu mulle liig. Ja see ongi nüüd see suhe, kui ma tean, kes on minu Jumal, kui ma tean, et Jumal on armastus. Ja vaadake, siin me esitame neid küsimusi vahel inimestena. Ma ei tea, kas meil isiklikult on neid küsimusi, aga vaadake, kuidas me arveldame
no mulle meeldib lihtsalt inimestega niimoodi arutada ja rääkida ja suhelda ja kus inimesed räägivad, küsivad, saad arutada, inimene räägib omapoolse, sina räägid omapoolse, sest see osaduses, kui inimene on aktiivne, siis tema see vaimulik kasv on kõige, kuidas ütleme, parem. Selle tõttu, et ta on aktiivne mõtteviisis. Vaata, kui inimene on passiivne kuulaja, need asjad ei tule inimesele kohale nagu. Võib-olla siis mõeldakse, kellegi jaoks võib-olla. Kas see ikka minu jaoks on? Ja vaata nüüd, kui inimene kannab sellist mõtteviisi, et mis kasu on mul Jumalast, või mõni ütleb näiteks, teate, neid tunnistusi sa vahel kuulad ja siis keegi ütleb niimoodi, ma olen siin mingi 40 või mis iganes, mõni ütleb 50 aastat järginud Jumalat, mida ma kõike teinud olen. Ja siis, kui need raskused tulevad, mis siis inimene teeb, ütleb, Jumal, ma olen kogu oma elu sulle pühendanud. Ma olen iga päev palvetan, loen piiblit, kõike, mida ma teen. Ja nüüd ma olen jamas, Jumal. Siis mõtled, aga mis on see kristlus või? Aga vaadake, kui me nüüd kuulutame seesugust kristlust, millega me täidame oma mõttemaailma? Kas see on isa armastus, isa hool oma laste järele? Ja see on see küsimus, millist Jumalat ma täna tunnen, lühidalt öeldes? Millist Jumalat? Kas see Jumal, kellesse ma täna usun, on armastus või on ta midagi muud? Ja ma ütlen seda, et me peame varem või hiljem kõik neid küsimusi oma enda seest küsima. Vaadake, me loeme on ju piibelt, meil kõigil nüüd nii-öelda Jumala lastel on ju see elu, ütleme, see kuidas ütleks, vundament või ei ole õige öelda, vundament on ikkagi Kristus, aga ütleme see raamat, kus me vaatame nagu selle sisse on ja tarkust leiame, on tegelikult piibel. Ja nüüd ma näen piiblis, kuidas Jumal siin, seal on käitunud, mida Jumal on teinud, siis ma näen, mismoodi ta vanalepingu ajal nendes teatud Jumala meeste eludes, oludes, naiste eludes, kuidas Jumal käitus, mida ta tegi, mis seal sündis. Ja siis ma vaatan nüüd, kuidas uue lepingu ajal Jumal on käitunud, teinud, toiminud, kõik need asjad. Ja siis inimestena me ütleme tihti niimoodi, nagu vastame, et aga Jumal on ju seesama muutumatu Jumal. Selle sama Jumala sa leiad Vanast testamendist, selle sama Jumala leiad sa Uuest testamendist. Aga ma tahaksin siin nüüd midagi öelda. Selline tunne tekib, kas on ikka sama Jumal? Ma tahan öelda, olgu see meile kõigile mõtteaineks. Kas Uues testamendis ja Vanas testamendis leiad sa sama Jumala? Jumal on jah seesama, aga ja tegelikult kui palju on seal, ütleme eriti, mis puudutab vanat, Jumal toimis, kui ma niimoodi julgen väljendada, Jumal toimis selle lepingu baasil, mis oli tehtud inimesega. Ja nüüd tuleb Jumalast sootuks väga huvitav pilt, millest sa ei oska enam midagi arvata. Ja nüüd täna, kui nüüd meie kristlaskond või üldiselt sellises laiemas mõistes loeme Jumalast ja siis, nagu keegi vend ütles mullegi niimoodi, et kes on, et ma küsisin ta käest, et ma ühes kohas lihtsalt rääkisin seal Jumala armust või et kes on Jumal. Ta ütles, et ei, see on selline tittede toit, meid on ikka kutsutud juba tahket rooga sööma. Ma pärast läksin ta juurde, küsisin, et vabandust, mida sa siis oleks tahkeks roaks pead? Mida sa näed tahkeks roaks üldse, et sa nimetad ühte asja tahkeks roaks? Ta ütles, et need inimesed, kes on võimelised Vanas testamendis arutlema sedapidi ja teistpidi ja teavad Vanat testamenti, elavad, võiks öelda, Vana testamendi elu järgi. Ma mõtlesin, seal inimene peaks tegelikult, kui ma ütleks vastu, et kuule, seal peaks inimene kõigepealt uuesti sündima. Et üldse ellu pääseda. Sest tegelikult see Jumala armu äramõistmine algab uuesti sünniga. Kui käsk oli antud, on ju Moosese kaudu.
siis arm ja tõde või armutõde, no kuidas võtame, see armutõde on ilmunud ühe isiku läbi. Ja selles isikus ilmutas Jumal ennast. Vat, nii on nõgu. Ja kui ma tahan täna tunda Jumalat, punkt 1, ma pean omama Jeesuse Kristusega suhet. Jumala tundmine on täna Jeesuse Kristuse tundmine. Ainult üks isik on tulnud Jumala juurest. Ainult üks isik on näinud Jumalat. Ainult üks isik teab, kes on Jumal. See on Jeesus Kristus. Ja sellel ühel isikul on leping Jumalaga. Leping on Jeesuse ja Jumala vaheline, kus me täna elame. Aga Jumal võttis meid kõiki täna Jeesuse Kristuse sisse, et meil on selles isikus igavene elu. Nüüd ei küsita sinult ja minult seda ohvrit või andi. Nii nagu Jeesus ütleb enda kohta, ohvrit ja andi sa minult ei tahtnud. Kas me arvame täna, et ta meilt tahab või? Aga Jeesus ütleb seal, või tähendab see Heebrea kiri ütleb, vastab sellele, aga sa valmistasid mulle ihu. Ja see ihu tuli ohvriks tuua meie kõikide eest. Et meie, kes me täna tunneme Jeesuse ohvrit, teate, meil on täna arm elada igavesti ja see on tema saavutatu baasil, mitte meie tehtu baasil. Ja uus leping läheb käima selles tasandis, mida ma näen, mida taevas on meie jaoks korda saatnud. Mida Golgata rist korda saatis inimkonna jaoks, kust algas Jeesuse üles tõusmine, on meie algus. Kas pole hea uudis? Kõik on tema ja veel kord tema. Ma tahan lihtsalt seda rõhutada. Teate, jättes kõrvale või nagu see Heebrea 6 algab seal, et jättes kõrvale see nende alguste kohta, me ei pane neid kõrvale, aga et me ei jääks nagu tegelema lõpuni nendega, vaid ta ütleb, et me suunduksime täiuslikkusesse. See on see isa olemine, isa elu, mis tuleb esile läbi meie. Kas pole hea uudis? Keegi on huvitatud minu elust. Aga vahel meie siin Jumala lastena rääkides ka siin, me räägime, kuidas meie oleme Jumalast huvitatud. Aga huvitav on teada seda, kui palju on Jumal meist huvitatud, et ta tahab elada sinus ja minus. Ta tuli ja tegi oma eluaseme ju meie sisse. Et meie olemegi see nii-öelda isa koda, kus toimuvadki palved. Ja ta ütleb, ja seda koda hüütakse palvekojaks kõigi rahvaste jaoks. Need on head uudised kõigi rahvaste jaoks. Ei ole enam juutide jaoks. Halleluuja. Mulle meeldib see. Oleks juutide jaoks, siis on kohe järgmine punkt. Jumalal on eelistatud isikud. Jumalal on teatud välja valitud isikud, kõik läheb eraldamiseks kohe, ühed siia, teised sinna. See on nagu see sikkude ja lammaste lugu on ju. Ühed eraldati paremale käele, teised vasakule käele. Aga see jäi Vana Testamendi ajajärku. Nii et kui nüüd ta lõpetas ära kõik selle, kes on soositud, kes on, mis iganes edukas, ütleme selle maailma mõistes. Teate, edu mõistetakse täna ju inimeste silme ees. Oleks see Jumala silme ees? Mis siis oleks? Kui Jumal nimetab kedagi edukaks, siis Jumal räägib seda enda suhtes, kuidas tema elab oma elu läbi meie. Ta ei räägi, mis edu saavutavad inimesed inimeste ees. Muidu see on nagu võistlussport või kuidas me ütleme. Kuhu sa tahad jõuda lõpuks välja? Meil ei ole eesmärk olla, kuidas me ütleme siis sellisel kristlikul olümpial või sellisel saavutuste olümpial, vaid meie eesõigus on lasta Jumalal elada oma elu meie kaudu. Selleks on meile antud elupäevad. Ma tean, see Märt Vähi ikka ütleb, et ta ei loe aastaid, kui vanad on, vaid ta ütleb, mitu nagu issanda armupäeva ta on vana siin maa peal. Ta loeb päevi.
ma ei tea, seal oli mingi 84 või mis ta oli, 82 000 või mis neid oli seal. Üsna palju oli neid, ta on kõik päevad, elupäevad kokku arvestanud, mitu päeva ta on vana. Ja ta ütleb, et õpi hindama igat päeva oma elus, mis on kordumatu, ainulaadne ja see päev kunagi ei kordu enam sinu elus. Nii et iga päeva võtad kui Jumala õnnistust taevast. Ja see sama sõnagi, mis meie ette on toodud kui sõna evangeelium. Mis asi on ju evangeelium? See on ju taevast lähtunud rõõmu sõnum täna sulle ja mulle. Kus me peaksime nii õnnelikud olema, et meil on isa ja minust on saanud tema poeg. Tema valikul, et tema kutsus meid. Nii et meie ei teinud ju selleks mitte midagi. Me lihtsalt tunnistasime, jaa, ma olen nõus sellega. Lihtsalt, ega ju me tulles Jumala riiki, ega ma ei tea, kus riiki ma sisse sattusin korraga. Aga tema kutsus. Vaat kui ma tunnen tema olemuse, siis ma tean edasi kõik hästi seal. Ma ei tea, on vahel olnud selline moment, et kui sa hakkad mõtlema, et ma tulen sisse Jumala riiki, aga ma ei tea ju, mis mind järgmised elupäevad ees ootavad. Teadmata ju. Iga päev, teatud mõttes on teadmata, aga ta on ometi Jumalas paika pandud, et ta on Jumala poolt kontrollitud, on ta kõige parim. Sa ei saa kunagi kahetseda sisenemist Jumala riiki. Mitte iial. Seal ei ole võimalik mida kahetseda. Sest ta ütleb ju nüüd, et nüüd on ju kõik inimesed surnud ja kes nüüd elavad ja ka elame ainult tema tõttu, et tema elab, elame meie. On ju? Ta ütleb, kui üks on surnud, kõikide eest on kõik surnud. Kõik on ühesuguses staatuses. Meil ei ole kellegi lootust ilma temata. Aga nüüd, et tema on üles tõusnud ja tema elab, meie kõik elame täna. Ja nüüd algavad head uudised. Tema tõttu oled sina ja mina see, keda tema ütleb olevat. Ja nüüd tuleb ära unustada, mida inimesed ütlevad. Mis inimesed sinust arvavad. Vaat siia tuleb mängu nüüd see inimeste maailm. See maailm on ju kaduvuse maailm. Nüüd inimesed kutsuvad mis iganes inimest tegema neid asju, mis on nendele omane ja vastuvõetav. Vaata, ma ei tohi siin harjutada ennast selle maailma mõtteviisiga. See on pettus ja vale. Vaat see ei ole lähtunud isa südamest ja see, mis ei lähtu isa südamest, ei ole meie au seda järgida. Vaat meie saame järgida seda, mis on lähtunud minu isast, minu jaoks. Ja ma tean, ma olen selles kõige õnnelikum inimene, sest isa on panustanud kogu oma olemise ja elu minu sisse isiklikult, sinu sisse isiklikult. Ja kui sa näed, et väliselt midagi ei sünni, teate, me oleme vaimiinimesed. Sa ei saa välises mööta neid asju. Aga välises tulevad asjad esile küll. Aga mööta me seda välist ei saa. Sest kui kristlased näiteks tulevad kokku ja hakkavad palvetama, see on nagu üks tõeline, kuidas öeldakse, üks suurtükivägi kukub vaenlase armeed pommitama. Piltlikult niimoodi võttes. Sest mida Jumal teeb seal palvete läbi näiteks, mida ta vabastab, prohvetlikud sõnumid, kõik mida vabastatakse, see on ju Jumala hääl, mis võitleb täna õhuvallas olevate pettuste valedega ja nii edasi on ju, keeltes palved. Iga me ei kontrolligi, me ei teagi neid, mis kõik seal õhus on, aga õhus on midagi väga head, teate, Jumal on tegevuses. Ja mitte kunagi sa ei saa kahetseda ühtegi oma elupäevist, et sa järgisid Jumalat. Ja kui sa kahetsed, siis sa lihtsalt oled pimeduses. See on lihtsalt pimeduse valitsus või pimeduse valdkond. Nii et ma saan rõõmu tunda oma isast, kes hoolitseb minu eest. Et ma olen tema poeg, olen ma tema välja valitu, olen ma tema armsam. Nii et see mõtteviis, taevane mõtteviis, nagu see taevas on, nii see ka maa peal on. Maa peal ta ei saa mitte midagi muud olla. Teate, kõik, mis täna taevas on täiuslik, on absoluut, on Jeesus selle oma verega kinnitanud, on Jeesus selle uue lepingu fikseerinud, paika pannud ja nüüd ta on toonud kogu inimkonna selle lepingu sisse. Ühed tunnistavad seda, teised ei tunnista, need ei ole veel seda, kuidas ütleme, ära tundnud. Päästjat ära tundnud veel, aga teised on selle ära tundnud. Ja nüüd, siin algavadki nüüd need küsimused, et
kas Jumal on ikka seesama? Ja nüüd tuleb välja, Jumal on jah seesama, aga leping on teine. Ja nüüd tekib küsimus, aga mida tõi meile ellu kaasa uus leping? Mida see andis meile? Jeesus ütleb need lihtsad sõnad. Mina olen tulnud tooma teile elu ja et seda elu oleks ülikülluses. See on ülivõrde elu. Või võiks öelda ka, sa oled üliarmastatu Jumala poolt. Sa oled üliõnnelik, et sa omad seesugust Jumalat. Aga seda sa mõistad vaid ainult uue lepingu valguses. Vanas sa seda ei saa näha. Vanas ei ole seda lihtsalt. Vanas küsitakse kohe sinu osa. Ja see on läbikukkumise osa. Ja mismoodi ma läbikukkununa Jumala ette tulen? Kus on minu õnnelikkus? See on lihtsalt orjapõlveks. Aga siin me uude lepingusse sündisime sellesse tõelisse lapsepõlve poja seisusesse, kus me ütleme apa issi. Ma lihtsalt räägin sellest alusest, tähendab, kuhu me oleme tulnud, kes me nüüd oleme, milline on täna meie identiteet. Ja nüüd annaks Jumal armu, et me suudame mida iganes deklareerida, rääkida, suhelda kaaskristlastega sellel samal tasandil, kus lepingus me täna oleme. Aga teate see, kui ma ei oma seda poja mõtteviisi, selle sees on võimatu olla. Ja, aga ma ei saa tead, mis on huvitav, ma ei saa Jumala kuningriigis piltlikult öeldes, ma ei saa oma füüsilisi silmi lahti teha ja seal hinnanguid anda. See on välistatud. Poegadel ei ole võimet hinnangut anda enam. Teate, mille pärast? Isa on hinnangu andja. Ja nüüd, kui isa kõneleb poja kaudu, siis see on isa hääl. See ei ole enam minust lähtuv, see on isast lähtuv. Siis tegelikult vaimuandide läbi on ju, me saame esile tuua seda, mis on vaimus toimuv sellel päeval. Küll on, selle poolest on ta väga huvitav, et kõik, mis on vaimus sündinud, see on elu andev. Ja vaadake, kui Jeesus ütleb, mina olen tulnud, et teil oleks elu ja seda elu oleks ülikülluses. See on ülivõrde elu. See ei ole natuke. See ei ole see, et sa said rahulolu endale. See, kuule, unust ära. See on see, kui sa võlad makstud said rahulolu. Aga kui sa said taevase päritolu, taevase DNA, vaat see on see, mis paneb meid tõeliselt täna rõõmustama ja hüppama. Mitte see, et me nägime neid imesid, millest kõik me olime osa, kuidas meid õnnistati, kuidas, ma ei tea. Ma mäletan seda, kui mina tulin sealt, ütleme tollel ajal tulin sealt kaitseväest ära, siis seal see küla, kus ma elasin, ütlesid ka, hakka või Jumalat uskuma. Et kuidas Jumal mind õnnistas, et aru ka ei saa, kuidas, aga lihtsalt õnnistas. Et kuidas need õnnistused kaela kukkusid, mina ka ei tea, kuidas. On ju, sa võtad, aga Jumal on su isa. Jumal hoolitseb, see ei olnud mitte midagi minust lähtuvalt. Lihtsalt õnnistused tabasid. Ja vaat, kui sa sinna sisse lähed, ja siis sa lihtsalt ülistad Jumalat, aga põhjust ei ole. Mõni küsib, aga mis see põhjus on, et sa Jumalat kiidad? Mis sa ta käest saanud oled? Vaat siin tekivad need küsimused, kas ma ülistan suhte pärast? Mõistame? Või see, et inimene peaks kohe arved ära tegema, mis Jumal on andnud, mida võtnud, kas ma olen plussis, olen ma miinuses, kas ta väärib ülistamist. Vaata see kristlus vahel kujuneb, ma ei tea kuhu. Ja mis seal sünnib? Lihtsalt jama on õhus. Sellepärast, et see ei ole enam Jumal. Ja nüüd, kui Jeesus on tulnud näiteks, kuidas nüüd läbi katsuda näiteks neid sõnumeid, mis iganes unenägusid, juhtimisi, neid vaimust tulevaid prohvetlikke siis sõnumeid, kuidas kõike seda läbi katsuda. See kõige lihtsam retsept on selles. Küsimus on alati, kes on Jeesus? Oi, need on rasked küsimused. Võib-olla ma tooksin siin mõningaid selliseid teravusi välja võib-olla.
ma tean, et see paneb paljud hambaid krigistama ja nii edasi. Aga no las olla, see ükskõik mul sellest. Aga võib-olla paljud, kes kuulavad ja võib-olla on väga problemaatiline. Vaata, kui sa vaatad näiteks seal, lihtsalt esitades lihtsaid küsimusi. Minu jaoks on alati autoriteet selles, mida Jeesus ütleb. Mind ei huvita see nii palju, mis pühakiri ütleb selle kohta või tolle kohta või sellel, nende jumala meeste ja naiste kohta, vaata, tema tegi seda ja sai seda ja nii ja naa. Vaata, palju ei huvita enam see asi. Mind huvitab reema, see, millest Jeesus räägib. Ja see sõna, mis on taevas sinu sisse pandud, hakkab kandma sinu elu. Ja mulle ei lähe korda, mida ütleme kõrval oleva jumala laste eludes, mis kannab tema elu. Ma ei saa ju paralleeli tõmmata temalt endale. Mina saan järgida Jeesust. Mäletate, kui Johannes oli mures seal Peetruse pärast? Või kuidas seal oli? Peetrus oli Johannese pärast mures. Aga mis ikka temast saab? Mäletate, mida Jeesus ütleb? Mis see sinu asi on? Sina järgi mind. Aga vahel meile läheb palju korda see, mida Jumal kellegist teisest. Ja kuidas tema elu kulgeb ja kuidas tema Jeesust järgib. On ju, kui sa mõtled, need on väga huvitavad küsimused. Meie elud ei ole sinul ja minul ühtmoodi. Meil on kõigil individuaalne, absoluutselt. Nii nagu tol päeval, kui ta meid kutsus, kellena ta kutsus, kelleks ta meid lõi ja ta lõi alati selleks, et tema saaks särada meie elu kaudu. Ja nüüd on meil erinevad kutsumised, erinevad annid, erinevad väljanägemised, erinevad elukohad. Kõik võiks öelda, meil on erinev. Väga vähe, mis me saaksime öelda, meil on nagu ühine või täpselt sama. Sest me oleme nagu puulehed. Ei ole sarnast puulehte. Vaim on üks. Ja vaim on sama. Ja vaim toob esile nüüd üksnes seda, kes on allikas. Isa. Sest kõik peab tagasi suubuma ju algallikasse. Kust see väljus, ka kõik peab sinna tagasi tulema. Aga nüüd, kui meie täna järgides, ütleme piltlikult Jumalat ja püüame neid vanatestamentlikke pilte järgida, ma küsin, kuhu me välja jõuame? Hea on, kui me uude lepingusse välja jõuame ja päästetud saame. See on väga hea. Aga et järgida Jumalat vanas lepingus, olles uue lepingu rahvas. Argusesse. No jah. Ei, see on täielik, ma ei tea, mis asi. Rahu varastatakse. Ei, kõik läheb. Sest asi läheb teenepõhiseks, siis me hakkame ostma, müüma, vahetama, me hakkame manipuleerima. Ja siis püüame väliselt Jumala asjad niimoodi korda seada, et peaasi, nagu kuskil öeldi, peaasi, et mul ei ole niisuguseid väliselt suuri patte. Mis asi see on? Väljanägemise patte ei esineks, siis pidi asi korras olema. Aga mis on sisu? Jumal töötleb ju sisu seest poolt väljapoole, mitte välist korda saada. Siis me loome jälle ühte nii-öelda jutumärkides kristlikku struktuuri. Aga see on juba enne algust sellele surm kuulutatud. Miks ma üldse sinna sisse astun? Sest Jumal tuli ja võttis üle minu sisemise inimese, et selle inimese kaudu tuua esile nüüd minu tõeline, kelleks ta mind on loonud. Et tema saaks paista ja särada. See on see Jesaja 60 ütleb ju seal alguses, et tõuse, paista ja sära. Ja ta ütleb, et sinu see auhiilgus ja sinu see paistus, mis sinust siis kumab. Ja ta ütleb, kui maad katab pimedus ja rahvaid pilkane pimedus, siis sinu üle olen ma pannud oma auhiilguse. Sinu üle. Vaata, kui sa kuuled neid sõnu Jumala käest, see võtab jalust nõrgaks lihtsalt. Sa saad aru korraga, kui lähedane on tema sulle ja sina talle, et on üks olemises. Ja ma pidin tooma selle pildi siin esile nüüd, kui näiteks see lugedes sealt Apostlite tegude raamatust, ma ei teagi, mitmendas peatükis see on, mäletate seda lugu, kus ta räägib sellest Ananiasest ja Safirast. See on kristlastele väga tuntud lugu, on ju. Seal nad panevad kohe Jumala paika, vaat selline ta ongi. Aga ma lihtsalt esitan selliseid väljakutseid. Muuda seal üks nimi ära. Teate, meie järgime täna Jeesust, on ju.
sellega on kõik nõus. Aga ma küsin, kas me täna Peetrust ka järgime? Vot. Aga kuidas siis Peetrust me täna järgime? Oi, aitäh. Ja, aga me järgime seda mõtteviisi, mida kandis Peetrus. Ja kui nüüd Peetrus kuulutab Ananiasele ja Safirale surma ja siis me ütleme niimoodi, aga see lugu on ju sündinud uue lepingu ajal. See on ju Uue Testamendi päevil. Mõistame? Need on nii teravad küsimused. Aga kui me küsime täna uus leping, nüüd mida Jeesus uues lepingus täna teeb ja esile toob? Et neil oleks elu ja seda oleks ülikülluses. Jumal ei tapa. Nüüd Jumal võttis seal kedagi maha. Oota, ma küsin, kus on elu ja kus on üliküllus? Peetrus vabastas surma toova sõna. Nüüd küsime jälle, vaata, ma lihtsalt mõtle kaasa, ära ole lihtsalt niimoodi, et aga niimoodi on õpetatud, aga niimoodi on kogu aeg räägitud. Mõtlen, unusta need räägitud ja need põhimõtted ära. Ma pean isiklikult hakkama Jumalaga läbi käima. Ma pean isiklikult tulema Jumalaga suhtesse ja suhtlema. Nüüd tekib Jumalast selline huvitav nagu pilt tekib, kui me selliseid lugusid nüüd hakkame piiblist vaatama sõnasõnaliselt. Siis tekib, et Jumalal on ühes käes präänik ja teis käes on piits. Hetkel, milline sa oled, seda sa saad. No on, aga teate, meie mängime seda piitsa ja prääniku mängu oma lastega ja teistega ja mis iganes tööl olles, koolis, jõuluvana süsteemid, mäletate, vitsakimp vöö vahel on siin häid lapsi, ei ole, saad kohe mööda turja. Tähendab, see on jõuluvana kristlus või selline, aga inimlikus meelelaadis me tihti sellist Jumalat just usumegi. Ja nüüd sellist Jumalat kuulutades, mul on järgmine küsimus. Kes peaks sellise Jumala juurde tahtma tulla? Nad ei vaja seesugust Jumalat. Ühel päeval on ta saatan, teist päeval on ta valgus, on ju. Ühel päeval pimedus, teist päeval on ta kes? Mis Jumal? Ma ei saa, vaat see on nagu see ühe talendi mees. Tarkus on kohe, mata maha. Pilt on selline, mata oma talent maha. Ära hakka üldse sellega teenima. Anna talle see tagasi, et nagu nii ta tuleb sealt lõikama, kus ta pole külvanud ja pilt on lihtsalt selline, on ju. Sa toimid lähtuvalt oma pildile. Nii nagu sa mõtled, nii moodi sina ka oled. Sa ei saa muud moodi. Vastavalt, kui head Jumalat sa tunned, sellisena sa headust väljendada saad. Kui suurt armu Jumalat sa tunned, sellist armu sa väljendada saad. See töötab läbi meie. Ma tahan seda väljendada. Nüüd, kui selles loos, Ananias ja Safira loos, ma ütlen, tehke endale selline väike, kuidas öeldes koolis öeldi, tunnikontroll või tehke selline väike retsept. Muutke vähe nimesid. Pange Peetruse koha peale Jeesus ja näe, mis su sees hakkab sündima. Mina tegin seda, ma lihtsalt ise hakkasin seda panema niimoodi kokku. Appi, see ei ole minu Jeesus. See ei ole see, milleks Jumal Jeesuse maa peale saadab. Ta ei saada kohut mõistma mitte kellegi üle. Me kõik oleme mööda pannud, me kõik oleme valesti teinud. Me kõik on valesid asju, elu kubiseb, kui sa liha tasandit vaatad. Aga tema tuli tegelema meie vaimutasandiga. Vaimus on õigeks mõist. Vaimus oleme vastu võetud. Vaimutasandil oleme saanud uuteks looduteks tema poegadeks. Ja vaimutasandil tuleb tema esile avaldama iseennast. Teate, nüüd on elus. Elu on nagu kuldne. Kristlased üritavad nagu inimlikult. Ma saan aru, nad tahavad oma lihalikku loomust ja vaimulikku asju panna nagu tasakaalu. Ja nüüd toimub üks paras kokkumiksimine asjadest. Osa võetakse uuest, osa võetakse vanast. Nüüd tehakse üks ilus kristlus nii-öelda valmis. Aga ma küsin, kes seda suppi pärast sööb? Kas Jumal saab olla ühel päeval pimedus ja teine päev valgus? Jumal ütleb, et oma sõnas nüüd uues lepingus ta ütleb meile, tema on valgus ja temas ei ole mingit pimedust. Ja vana lepingu ajal, kuidas oli juutide arusaamine?
täna ta on valgus, homme ta on pimedus. Ja kujutate ette, no ma ütlen loogiliselt, mõtlesin, ma lihtsalt, et sa mõtleksid, on ju, pane tähele, kui palju sa kuuled täna kuradiga võitlust oma eluski, kuratlikke pakkumisi, kuratlikke sekkumisi, kuratlikke ahvatlusi, kuratlikke himude, silmaimu, lihaimu, elukõrkus. See kõik, mis maailmast tuleb, see kõik tahab meie meeli rünnata, eksitada, valetada, teha, moonutada asju, luua valesid, väärhinnanguid, pilte, on ju. Kujuta seda ette, on ju. Aga nüüd pane tähele, kogu Vana Testamendi ajal seda ei ole. No praktiliselt ei ole, no üksikud kohad on. Kuratlikke sekkumisi, kuratlikku tegevust Vana lepingu ajal ei ole. Kõike. Jehova tappis, Jehova hävitas. Jehova tahtis kogu Iisraelis soo maha tappa, on ju. Ja siis ta ütles, hävitage kõik oma teelt. Ja me toome täna paralleeli, ütleme, aga Jumal võib teha, see on tema omand. Vabandust, kas see on ikka see Jumal? Mina ei saa sellise asjaga kaasa minna. Minul jookseb pidur peale, sest ma ei tunne seesugust Jumalat, kes on tapja, kes on hävitaja, kes on varas, kes on röövel, kes on petis. Ma ei tunne sellist Jumalat ja mul ei ole au ühineda sellise Jumalaga. Ja kui teised ütlevad, Jumal tehku, see on tema asi, tema on ju looja, tema on boss, tema võib kõike. Mul on järgmine küsimus, kas me tunneme sellist Jumalat? Siis ma ei saa edasi liikuda koos nendega, kellel on taoline Jumal. On ju, Jeesus ütleb, mina olen tulnud, panem tähele, mina olen tulnud elu ja ülikülluse nimel. Et sina ja mina võime elada täna elu ja ülikülluse sees. Kui üldse me avame Jumala pildi, me saame Jumala pilti avada Jeesuses Kristuses. Muud Jumala pilti ei ole. Vana leping on teated Jumala kohta. Uues, kuidas Jeesus ütleb, mitte keegi pole Jumalat näinud. Mitte keegi. Kujutate ette, ainult üks, see oli Jeesus ise, kes tuli ja tõi meile teate, kes on meie isa. Ja nüüd ta ütleb, kõik hea ja täiuslik and tuleb ülevalt valguse isalt, kellel ei ole muutust ega varjutuste varjuga mitte. Ta on algusest peale see sama Jumal. Aga mis on kirjutatud vana lepingu või selle Vana Testamendi sees Jumala kohta? Ma ütlen, andke andeks, kõigega ma nõus ei ole. Kõike teeb Jumal, kõike teeb Jumal, kõike teeb Jumal. Ma küsin, kus on vaenlane, kus on saatan? Saatan ju petab iga päev, saatan ju valetab iga päev. Kogu aeg ta torgib siit, torgib sealt, kogu aeg. Kus ta on, ma tahaks teada? Pensionile läinud, pole teda. Või kus ta on puhkusel või ma ei tea, kus ta on. On ju? Aga mõtle loogiliselt. Ja nüüd, kui uue lepingu ajal toob korraga Jumal, toob esile Jeesuse, siis kogu fookus on Messija, see ütleme, kes tuleb päästma pääsematusest. Inimestel ei ole võimalikku pääsemist, kui ainult läbi tema. Mis on taevane, see rõõmusõnum, evangeelium, on Jeesus Kristus, kes tuli päästma, kes tuli ahelaid maha võtma, kes tuli, ütleme, ta ütleb küll nüüd, et see Kristus või see võidmine eemaldab ikked, ahelad meie pealt ja laseb meid vabadusse, kes tunnetavad tõe, need on tõeliselt vabad. Halleluuja. Teate, ma tunnen Jumalast sellist head meelt ja rõõmu. Ma ütlen, et kõigis, paljudes piibli kirjakohtades, ma tean, et ma natuke räägin võib-olla praegu natuke tugevalt, et see on, paneb kukalt kratsima võib-olla mõne inimese. Et kuidas küll, kuidas niimoodi saab. Aga teate, kui me vaatame nendesse piibli kirjakohtadesse, ma ei saa, andke andeks, aga omistada kõike neid kirjakohti Jumalale, mis ütleb, et Jumal ütles, Jumal tegi, Jumal pani paika. See ei ole tema olemus. Ja see, mis ei ühti tema olemusega, ei ole mulle au ühineda. Ma tunnen Jumalat, kes on armastus, on ju, loed Korintuse 13, 1. Korintuse 13, on ju, Jeesus Kristus on, seda võib ju lugeda korra, kui sa siit näiteks seda, ma ei tea, mitmendas salmis see on siin, kus ta siin seda esile toob,
kui ta hakkab siin loetlema, mul on see vana tõlge täna, mul ei ole uut täna küll kaasas. Aga ta ütleb, kui ei oleks armastust, siis ei oleks ühtegi kasu. Kas me jätame oma elu või jagame oma vara vaestele või annaksime oma ihu põletada. Ei oleks armastust, ei oleks sellest mingit kasu. Ehk teisisõnu, kui ei oleks selles Jumalat. Ei ole teda. Siis mis on kasu? Null, mõttetu. Mis sest kasu on, kui me inimeste ees saavutan midagi? Aga see ei ole lähtunud üldse Jumalast, see ei ole Jumala eluvili. Jumal tahab oma vilja tuua inimkonna üle. Täita maad iseenda tundmisega, kes on tema ja see tema esmane on tema olemus armastus. Agape, tingimusteta, ilma ühtegi ettekirjutust, etteheidet meile esitamata on ta tulnud ja iseenda toonud, et ma nüüd usun lihtsalt temasse. Ja kui ta edasi ütleb, et Jeesus on, kujuta ette, pikameelne, Jeesus on täis eeldust, Jeesus ei ole kade, Jeesus ei suurustele, Jeesus ei ole iseennast täis, Jeesus ei ole viisakuseta, Jeesus ei otsi omakasu, Jeesus ei ärritu, Jeesus ei pea meeles paha, Jeesus ei röömutse ülekohtust, aga ta röömustab ühest tõega. Nüüd Jeesus vabandab kõik, Jeesus usub kõik, Jeesus loodab kõik, Jeesus sallib kõik. Kujutate ette? See on nüüd Jeesus. Ja nüüd, kui sa oled ära tundnud Jeesuse, siis järgmine samm on, sina oled see. Sest sinu ihu on temale eluasemeks. Eluasemeks, et tema elab oma seda sama, mida me lugesime, kes on tema või armastus, oled korraga sina ja mina. Jälle ütleme niimoodi, inimlikult on ju see võimatu. Kuulge siin, ma ütlen, Jumala lapseks olemises ei ole mitte midagi inimlikku. Sest seal sa sündisid taevasesse DNA-sse. Ja nüüd oma isa isikupära sa toodki esile. Ja nüüd, kus kohas on igavene elu? Igavene elu ongi isas. Ja isa omakorda on ju pojas. Ja poeg ongi ju täna minu elu. Tegelikult see matemaatika on nagu lihtne. Ta on liiga lähedal, et seda näha, sest ta on sinu sisemus. Aga kui hakata rääkima teooriat, mida sa punkt 1, punkt 2, punkt 3, 4, 5, 6 kõike täites ja mida sa kõike pead tegema, et seda saavutada. Hopsti oled Vanas Testamendis. Jah, see ei ole enam see ajastu. See ajastu oli, näiteks ütleb ju käsuajastu, püha, õige ja hea. Ta oli tollele rahvale, kui Jumal valis oma juudid või ütleme oma rahva välja. Paganatega pole üldse pistmist, on ju. Ta valis juudi rahva. Ta andis juudi rahvale need käsud ja korraldused, et nad täidaksid neid ja elaksid nende varal, nagu Galaati kiri ütleb, on ju. Ja igat üht mõõdetakse lähtuvalt tema tegudest. Vaata huvitav see, et juudid põlgasid, miks paganaid, sest nad pidasid, et kuna nendel anti käsud, et Jumal võttis nendega ühendust, siis nad pidasid kõige põlgasid. Ja just selle tead, ja seda võiks ka niimoodi öelda täna. No ma olen selle käsu ja armu vahelise asjaga väga, kuidas ütleme ikka aastaid oma, ma ei tea, 15 ja nüüd juba ikka tunduvalt rohkem aastaid, võib-olla isegi 20 juba. Kui ma hakkasin algul selle peale nagu nende asjadele mõtisklema ja nende asjadega nagu tegelema, siis ma olen ka järeldanud seda, et kõikjal, kus on õhus selline käsu mõtteviis, ma ei räägi käsu pidamisest, see on nagu omaette lugu juba, aga käsu mõtteviis on õhus. Teate, seal alati tuleb esile üks asi, teise inimese hukkamõist. Pääsu ei ole. Käsk tegigi seda. Käsu eesmärk oligi näidata, sina ei suuda, sina ei saa, sul ei ole, sina ei või, sina ei olegi loodud selleks. Ja nüüd, mida käsu mõtteviis meiega teeb? Süüdistab meid, mõistab hukka meid ja paneb meid, kuidas ütleme, vande alla või kuidas selle kohta peaks ütlema. Aga nüüd, aga sul ei ole rahu ega hingamist, sul ei ole olemist sellise hoiaku all. Aga kui sa tunned teda kõige armu Jumalana, kes lõpetas enda poolt kõik, et see oleks taevane rõõmusõnum, selle tehtu läbi, mida tema tegi.
ja nüüd võiks öelda, kristlus ei ole pärit sellest loomisest. See on taevane seisund täna inimese sees ja kes tabab ära selle taevase mõtteviisi, Jumala kuningriigi. Halleluuja, sa oled siin kogu loodule vaatlusime, eks? Halleluuja. Teate, minu meelest see arm on nii ilus vaadata, aga täna mõistetakse kahjuks armu ka väga laialt või väga mitmeti ja tõlgendusi antakse väga palju erinevaid selle kohta. Aga mina näen, et arm lühidalt kokku võttes on isik, kes on Kristus. See ongi arm. Jumal saadab taeva kingituse inimkonnale, et kogu maad katab Jumala tundmine. Kus asus Jumala tundmine? See oli ühe isiku Jeesuse Kristuse sees. Mõistame? Ja kõik on üle kantud nüüd meisse. Mitte midagi, kui me ütleme täna, mis võiks asetseda Jeesuses ja kui sa seda ei leia, ega sa ei pea otsima seda, aga sa leiad selle enda sees. Teate mille pärast? Jeesuse elu ongi nüüd sinu elu ja minu elu, sest ta tuli kuulutama minu vanale elule ju surma. Ta võttis elu õiguse elada nii-öelda sellel vanal Taavil. Ta lõpetas selle, et kõik, mis siin on nüüd tema ja millest kiideldakse, räägitakse temast. Kellegil ei ole õigust mitte ühe asja üle kiidelda oma elus, kui see ei ole Kristus. Paulus ütleb, mäletate Filippi seal 3:9 edasi, seal ütleb ju, et mul ei oleks oma õigust, mis lähtub käsust, sest see oma õigus ongi käsuõigus. See ongi, algul kehtestan endale, pärast kehtestan teistele. Ja see on see, kus ma määratlen teisi selle oma möödupuuga. Mina olen Jumal, mina tean, kuidas asjad käivad. Mida ma tean? Minu isa teab kõik. Aga mina sõltun ainult isast. Ja teate, siin meie Jumala lastena täna, ütleme niimoodi kokku tulles, me saaksime ainult rääkida elu Jumalast üksteisesse. Seda, mida ma olen saanud, saan ma anda. Mul ei ole muud midagi anda. Kas pole hea elu? Me jagame, mida Jumal on meiega jaganud. Lapsed jagavad ju seda andi, mida isa neile jagab. Aga siin, tahab see inimlik meel ja mõistus võtta kontrolli üle ja hakata korraldama kuningriiki. Ja siin kõik asi pudeneb meie sõrme vahelt nagu liiv, pudeneb ära, ei püsi paigas. Ainult see, mida Jumal on ehitanud, jääb seisma. Ja kõik inimeste poolt peab paljastuma valguse käes. Ja esile tuleb vaid ainult see, mida Jumal on teinud. See laste elu on selles mõttes väga, lihtne või kuidas selle kohta öelda. Sest ta on meie sees olev. Ta ei ole enam tulev. Ja vaadake, kui me Jeesusest midagi räägime, siis me räägime ju Jeesusest mitte tasandil. Sa saad seda. Vaid me räägime Jeesusest tasandil, sa oled seda saanud. Ma ei tea, miks sa vastu veel ei ole võtnud võib-olla. Vaat see on nüüd ise küsimus. Võib-olla rõõmusõnumit ei ole sulle räägitud. Võib-olla sa ei ole kuulnud head sõnumit. Aga kõik on seal ära toimunud. Patud on ära võetud. Vana elu on ära lõpetatud. Lihale on surm kuulutatud. Üles on tõusnud uus olemine, sest Kristusega see ju toimus. Ja nüüd, kui mina seda näen, siis see on ju halleluuja. Ma võtan selle elu vastu. See on ju elu ja et seda oleks ülikülluses. See on ju tema elust on jutt. Ta ütleb, et teie rööm teis võiks olla täielik. Täielik on ainult tema rööm meie sees. See sama rahu, rööm ja õigsus pühas vaimus, see on tema oma kõik. Ja nüüd selle omanik olen mina. Vahel mõtled, Jumal, see on liiga hea, et olla tõsi või liiga suur, et millise portsu otsa ma olen küll sattunud. Need on nii head uudised, kui üldseks uudis hea saab olla, sest selles nüüd ju minu panus puudub. Minu osa oli see arm vastu võtta. Ja elada nüüd selle sees. Et tähistada selle sees.
ja ükskõik kui kurvad on need lood, on ju, kui sa loed seda neid kaotatud trahmirahast või kaotatud seal lambast või kadunud pojast ja loed neid järjest, on ju, kõik kaotasid. Aga isa oli ju ka leidja. Ja igal pool, kus isa leidis, pidu. Ja täna meie oleme ju leitud Kristuses. Isal on ka pidu. Ma ei tea ainult, mida pojad teevad. Pojad tähistavad siis, kui nad näevad, et nad on leitud. Nad on suhtes oma isaga ja nad ei küsi enam seda, isa, mis ma selle eest saan nüüd? Autasu on olemas, sul on igavik temas. Sinu elu ei lõppe enam kunagi ja ei ole lahutust enam eluallikast. Mitte kunagi. Sest elu on ühte sidunud sind ja mind. Halleluuja. Nii et kui ma tunnen oma isa armastava isana, siis ma ütlen, mul on täielik varustus kõigeks. Absoluutne varustus on mul olemas. Aga kui on isast, nagu sellel ühe talendi mehel natuke kentsakas pilt, siis väga koomilisi asju hakkame tegema. Sest isast on selline pilt. On ju? See kohe kajastub mõtteviisis, mida ma kannan. See kohe kajastub minu sõnades, deklaratsioonis, mida ma esile toon. Kas see deklaratsioon on elu vabastamine või surmakülv? Ma ei tea, kas me loeme kuskil Jeesuse kohta, et Jeesus ütleb, et minu päralt on surm ja minu päralt on elu. Need on nagu võõrad sõnad, et kuule, midagi ei klapi siin. Surm ei ole tema päralt. Ta läbis ainult surma üheks momendiks, kui ta sai hetkeks isast lahutatud. Isa ei jätnud mitte iial ta ei saa jätta poega. Mitte iial. See ei ole võimalik, et isa jätaks oma poja. Aga ta pööras oma pilgu ära, on öeldud üheks hetkeks poja pealt. Sest kogu maailma patt oli sellel hetkel pandud Jeesusele Kristusel Golgata ristil. Ja nüüd korraga sünnib midagi erilist. Sa leiad korraga minu ja sinu patt. Minu ja sinu needused, haigused, kõiksugused hukkamõistud. Kõik olid läbikukkumised. Kõik olid seal risti puul. Ja need löödi koos temaga risti. Nii et kõik, mis tuli esile, on ainult võit. Täiuslik võit. Ja vaadake, see on nüüd Jumala arm. Sina ja mina oleme ainult selle armu pärijad. Nii et me tuleme siis sinna varakambrisse, tuleme seda uurima, kui hea on see leping, mis Jumal on teinud nüüd sinu ja minuga, kus ta ei võtnud enam meid lepingusse. Ja kui asjad on läinud nagu lappama või segamini, meie eludes, et asjad ei ole meil paigas, siis on ka alati küsimuses, mul on segamini läinud vana leping ja uus leping. Segamini. Ma olen kokku sidunud asju, mida ei anna kokku siduda ja asjad lähevad väga keeruliseks. Nii et kõik, mida Jumal on teinud, on ta hästi teinud. Et kõik see hea ja täiuslik and. Teate, isegi kui ma mõtlen, et mina ei suudagi mõelda, mis oleks see hea minu jaoks. Kõige lihtsam on, teate, et isegi poeg ei arva midagi endast. Ja poeg ei tea ka midagi arvata, mida ma vajan. Isa teab, mida poeg vajab. Ja seepärast ka meie peaksime pöörduma oma isa poole ja ütlema, isa, ütle mulle ausalt, mida ma tegelikult vajan. Ma ei tea, kas me oleme sellised oma isa ees, niisugused, isa, mina ei tea. Kuningriik on ju sinu oma. Sina kutsusid mind enda ausse, oma riiki, täitsid mind oma väega. Me ütleme küll täna, sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti, on ju. Aga tegelikult kõik see täidab meid. Ja ma ei tea, mis siin mul vaja läheb, kui sina ei ütle, mis mul vaja on. Pigem vaata, Kristusel ei olegi midagi vaja, et Jaa. maailma kannatab puuduses ja meie peame välja aitama ka. Jah, täpselt.
Nüüd Jumal osutabki, vaata nagu me just olime siin Märt Vähiga koos ja Märt Vähile, vaata Jumal ütles ju ka, et kuidas sa nagu teenid mind või minu riiki, kui sina ei ole puudutanud siin kõige neid vaesemaid ja ebaõnnestunumaid, nagu nende inimesteni sa ei ole veel jõudnud. Kuidas sa minu riiki teenid? Vaata, sulle öeldakse Jumala poolt hoopis midagi muud, võib-olla mulle hoopis midagi muud. Aga ma pean omama selle läkituse Jumala käest, et tema ütleb, kuhu sa lähed, kuhu sa sirutud. Vaat siin ei ole see ei ole nagu minu lähtega, et Jumal umbes mulle meeldib. No ta võib teha tõesti meeldivaks, ma ei tea. Aga ma pean selle läkituse saama temalt. Või kui mind saadetakse missionisse, tead, siis ei ole niimoodi, et aga ma minna ei saa, sellepärast raha ei ole. Ma ei tea, mis missionäär sa selline oled siis. Sa liigud kuskile, on ju? Sa lähed kas või ilma rahata. Minu meelest see näiteks Egon ütles ka väga hästi, kui ta rääkis sellest, et kui ta siin Indoneesiasse läks. Ta ütles, et ta ei tea, mismoodi seal elu ees ootab, aga temal nii palju oli, et ta sinna läks ja kogu lugu, mis edasi saab, Jumal hoolitseb, kõik. Vaat suhtumine, sest tõmme sinu sees tõmbab sind sinna, kuhu Jumal sind saadab. Ja sellel päeval Jumal varustab sind. Aga võib-olla ma ei tea, võib-olla kellelgi teisel peab olema see varustus ennem olemas. Mina ei ütle ju, peab olema, ei pea olema. Aga ma räägin, et hea on kuulata. Inimene liigub kutses ja ta ei vaata varustust. Paulus oli vaataja. Jah. Paulus ütleb ka, et näiteks mul on seal, kus ta ütleb Ehvesuses avanud uks viljarikkaks tööks ja mul on seal palju vaenlasi. Need kuuluvad alati komplekti. Ja kui on vastu tuul väga tugev, siis sa saad aru, sa teed head tööd. Kurat tekitab vastu tuult, et sul oleks võimalikult alla andmise, iga moment oled nõrkemas või alla andmas. Aga tead, sa saad väge juurde selles. See raud karastub tules. Mis materjal sa oled või tähendab, et sa ei võta tuld külge ja see, mis tulega sinule tehakse, sind ainult tugevdatakse kõigi ülesannete täitmiseks. Halleluuja. Teate, me ei ole sellest, ma ütlen, me ei ole põlevast materjalist, ma tahan öelda. Aga ma ütleks juurde, aga kõik meie inimeste teod on põlevast materjalist. Aga kõik, mida Jumal meisse on pannud, ei ole põlev materjal. Mõistame. Teate, see, mida me loeme evangeeliumitest ka näiteks, nende, kuidas ta ütleb, seda värsket veini ei valata, see, mis Matteus 9 seal ja 17, kus ta ütleb, et seda värsket veini ei panda nendesse vanadesse nahklähkritesse ja siis seda vanat veini ei panda uutesse nahklähkritesse. Aga täna pole võimalik panna enam. Mismoodi paned? Mismoodi sa võtad nagu selle riidetüki vana küljest paned uue külge või uue küljest võtad tüki, paned vana külge? Kuidas see käib üldse? Sa oled ju uus, täiesti uus. Mis tükke seal vaja panna on, paigata? Jumal ei tee paikasid. Jumal loob uut. Kas sa oled uus või oled sa vana? Tal ei ole pool uut, pool vana. Ta ütleb, nüüd te olete ka mõtteviisilt lahti riietunud vanast inimesest ja riietunud uud inimesse. See on minu mõtteviis, on Kristuses ja Kristusega. Mitte nii, et tema seal, mina siin. Mitte lahusolekus, minu sees olevas. See on huvitav. Ja kõik, mis siin ka piibel või kirjasõnas meile räägib evangeeliumides, kuidas meie Jumalat teenime, täna uue lepingu ajal sa pead neid asju teistmoodi vaatama. Sa pead nägema neid kõike tähendamissõnu ja pilte temas olevana. Üks olemisest tema endaga, sest seal on tema ja kõik, mis on kaugemal, kui mina järgin teda näiteks, kuidas sa järgid täna Jeesust piltlikult? Mismoodi sa teda järgid, kui sa oled temaga üks olemises? Seleta mulle. Aga vana lepingu ajal sai teda järgida. Ta valis omale jüngrid ja ütles, järgige mind. On ju, tema oli inimihus ja teised ihud järgnesid talle. Vaatasid, kuhu ta läks, teised läksid järgi.
mida Jeesus rääkis, tegid järgi. Jah, sa oledki temas, temas endas. Ja nüüd sa toodki esile seda, mida Kristus räägib. On ju, mitte et sinna saada. Ma ei tea, kuidas sinna saada, kus sa juba oled. Sa ei saa saada sinna, kus sa juba oled. Või ma ei tea, see kõlab imelikult, aga see keelepruuk. Vaadake, me peame lähtuma sellest, mida on toonud esile uus leping. Mida Jumal teeb Kristusega. See ei ole enam nii, et neid nii palju tõotusi, mis iganes Abrahamile antud. Õnnistate, on ju Abrahami sugu, olete teie õnnistatud, neate neid, olete ise neetud. Need olid lihapäevad, see oli lihaajastu, see oli käsuajastu, see ajastu on möödunud. On ju, kuidas ma õpetan uue lepingu ajastul sellist õpetust, siis ma ei saa aru, mis on uus, mis on vana, kõik on läinud segamini, kõik on segapudru mu sees. On ju, Jumalal ei ole enam rahvusi, on ju, mina eestlane või et siis ma peaksin Vanat Testamenti ka lugema, aga kõik tõotused anti ju juutidele. Mida siin paganatele üldse kuulub? Jumal ei tee tegemist paganatega, siis ma pean ka niimoodi õpetust õpetama. Aga seda me ei õpeta, me oleme jälle ühendanud mingi osa ja teise osa jälle ära lahutanud. Aga see ei ole uus leping enam. Uus leping on tema ise, mida ta sõlmib taevases, on ju, isa ja poeg teevad lepingu. Inimene ei puutu sellesse lepingusse, et midagi ära rikkuda. Muidu on alati küsida, aga mis on see inimese osa? On ju, vanas lepingus oli see läbikukkumise osa. See pidigi olema seal, on ju. Patu tundmine pidi esile tulema. Kristus pidi sisse saama. On ju, meeleparandus pidi esile tulema. Sest inimene selle mõtteviisiga ei saa liikuda kuningriiki. See ei tööta seal enam. See on maha kantud, see mõtteviis. Ja nüüd, kui ma loen ka Vanat Testamenti, siis ma pean ka mitmetest asjadest aru saama. Andke andeks, aga palju asju on seal muutunud ajalooks. Ei tahaks neid väljendusi väljendada, aga nii ta paraku on. Sest ajastu sai läbi, aga ajastu oli teatud mõttes püha, õige ja hea. Rahvas nõudis käsku, sai käsku ja sai hukka mõistu. Ja nüüd, kui uue lepingu rahvas ütleb, aga meie täidame edasi Jumala käsku, no mis sa kostad? Needus all tahad olla. No ole, kui tahad. See on ju needus. Käsu all olek on needuses olek. Ja iga tõotus ka vana lepingu ajal, pange hästi tähele, oli seotud needustega. Ma küsin, aga kus on Kristuses needused? Ta kandis kõik needused ristipuule, sest ta ise sai vastuseks nüüd sinu ja minu elus. Vaadake, siin on Kristus. Kes on tema? Mitte nii palju, kes oled sina Aadamas. See ei kehti enam. Nüüd oled sina Kristuses. Nüüd ei ole enam see, et elaksin mina, elab hoopis tema. Halleluuja. Asi läheb lõbusaks. Nüüd on kogu aeg küsimuses, kas sa näed teda? Kas sa näed, mida Jeesus Kristus Golgata ristil saavutab? Kas sa tead vere hinda? Kas sa tead uue lepingu vilja? Kas sa tead ristilõikust, mida ristilõikust toob sisse Jumala kuningriiki? Seal on kõik välistatud, mida sina ja mina oleksime võinud olla võimelised tegema. Kõik välistati. Jumal tõi sisse lihtsalt oma poja. Usud temasse, on sul kõik, ei ole teda, ei ole midagi. Ükskõik, mis sa siis omad. Nii et elus ei ole see, kui lihtsad eestikeelsed võib-olla vasted sellised, ei ole tähtis, mida sa täna omad, vaid maksab täna, kes sa täna oled. Me räägime ebaõnnestumisest, minu elu on ebaõnnestunud ja nii ja naa. Need on nii huvitavad väljendused, mida inimesed väljendavad. On ju, inimene ütleb, aga mina kukkusin. Ma küsiks edasi, no ja siis, et sa kukkusid. No aga iga kukkuja tõuseb ju jälle ülesse. Oota, mis sa mõtlesid maha jääda siis või? Aga ta arvab, et ei ole mõtet tõusta, ta võib jälle kukkuda. Oota, kas niimoodi õpetatakse last käima või? Istu parem maas, sa kukud jälle. Ära hakka kunagi käima. Me ei räägi lapsele sellist juttu. Tõuse jälle ülesse, liigu edasi, saad sammu rohkem tehtud. On ju?
võitja on ikka see, kes ükskord rohkem on tõusnud kui kukkunud. Aga inimene ütleb, aga mina ebaõnnestun. Ei ebaõnnestu. Mõistad? Sest ma vaatan Kristusele. On ju? Tema on minu vaade. Ja kui isa mind näeb, siis ta näeb Kristust. Minu elu. Kas pole hea uudis? Mina ei tea, kuidas see asi käib ja kuidas isa vaatab, aga nii ta ütleb, nii ta vaatab. Ja annaks Jumal, et meiegi näeme igas Jumala, nüüd ütleme Jumala lapses või pojas, näeksime samamoodi Kristust. Kuidas ma saan kedagi süüdi mõista, hukka mõista, kellel ma midagi valesti saan öelda, ei ole võimalik enam öelda. Sest kuidas sa Kristust hukka mõistad, kui sa tead, et see on sinu elu? No seal on nüüd tuleb nagu ette see, et ma ei saa. Ja ma ei saa täna, nii imelik ma hakkasin kõrvalt ka mõtlema, et ma saan aru, võib-olla mulle öeldakse vahel, et hereesia, nii ja naa. Ma mõtlen, aga mina ei saa kellelegi öelda, et hereesia. Ma ei saa. Mille pärast? Ma näen, et ta on täna seal, kus ta omadega on. Ma ei saa öelda, et see on hereesia, sest ta usub Jeesust. On ju? Sisu on olemas. Mis siis, et seal on kõrval, võta või jäta asi, millega pole midagi teha. Aga ta ei ole veel suutnud nendest asjadest lahti lasta ja sellepärast ma ei saa öelda, et see on vale või mööda on midagi. Ma ei saa kellelegi midagi halvast öelda, sest igaüks on täna seal, kus ta täna on, kuhu ta on jõudnud. Aga homme ta ei ole enam seal, kus ta täna on. Nii et kõik on halleluuja, teate. Mäletate, kui Peetrus ütleb ka, Vanas testamendis juba ütleb, aga Peetrus tsiteerib, on ju Vanat testamenti, et hoia oma keelt kurja eest ja huuli pettust rääkimast, kes tahab näha häid päevi ja tulevikku, tahab näha, hoidu inimeste hinnangutest või hoidu inimlikest arvamistest. Too ainult jumalik arvamus üle inimeste. On ju? On sul kordaminek ja on sul õnnestumine. Jah. Kujutad ette, me saame ju söönuks Jumala koja küllusest. Kujutad ette, mida kõike on Jumala kojas, aga Jumala koda oleme ju meie. Nüüd, Jumal on ju igale ühele andnud armu. Me saame joonuks rõõmu joovastuse ojast. See ju jõed voolavad täna meie seest. Sa saad ju söönuks ja joonuks sellest, mida Kristus täna sinu eluna toimetab. Sa ei planeeri tead seda ette. Sa ei saa kedagi ära õpetada selles asjas. Ma saan aru, me treenime ja dresseerime ja teeme igasuguseid asju, on ju, süsteeme luues ja paika pannes. Aga Jumal teeb ikka oma asja. Ja Jumal ei küsi, räägi, kuidas su plaan on nüüd. Ta kutsub ikka meid oma plaanidega kaasa liikuma, kuidas taevases asi on. Seda kehtestama maa peale. Ta ei küsi meie käest, mida sa nii öelda tahad. Tema ütleb, ma ütlen sulle, mis on hea. Nii et see, mis on tema oma, pakub ta osaks ka sulle ja mulle enda oma. Halleluuja! Tead, kui Jumala lapse elu, see on lõõgastav, see on hingamine, see on halleluuja, vabadus tema sees. See on olemine tema elu täiuses. See ei ole enam midagi talle saavutamine, see ei ole midagi talle teha tahtmine. See on armastuse embus, kus sees sa oled. Tead, ma kuulasin ühte venda rääkimas. Üks vend, ma ei tea, kas te teate, Deniss Orlovski ütles ühe teise venna Lukjanovi kohta huvitavalt, väljendades ühel viimastel, see oli vist 5. mai koosolek, mida ma siin kuulasin, ühte lihtsalt kuulasin ja siis ta ütles ka venna kohta väga huvitavalt. Ükskõik, mida see vend ka avaldab või vend räägib, ta ütles, mulle see vend väga meeldib. Ja mille pärast? Ta teeb väga palju nalja, ta on kunagi seal teatrikoolis vist isegi õppinud ja nii ja naa, hästi huumori toonis räägib, aga ta ütles ühe huvitav asja. Vaadake, kui ta on sõna ära jaganud, pane tähele, mis su sees sünnib. Milline armastus, milline vabadus, milline rõõm, milline nuke halleluuja, kes ma olen. Ja ütles, sa võid mõnda teist kuulata, väga head tarka juttu, kõike, mida iganes sa võid kuulda, aga pärast sa pead tundma ennast süüdlasena, hukkamõistetuna. Sul ei ole olemist Kristuses. Siin nagu, surutakse Kristusest välja justkui.
aga Kristus ei tee kunagi seda. Nüüd mõtle ise. See on väga niuke mõtlema panev teisest küljest, et mida Jumal teeb, teate, see on alati niuke, nagu öeldakse, filigraanne, täiuslik, perfektne. See on see, kes tema on, selles samas Jumal kuulutab, seda sina oled. Ja selles samas tunned rõõm. Jah, nii et ära püüagi olla see, kes sa ei ole, ma ütleks. Et tõeline alandus, öeldakse selle kohta, et tõeline alandus on see, räägi samamoodi, nagu Jumal sinust räägib. Aga Jumal näeb sind ja mind ju Kristuses. Nii et räägi seda sama, ära räägi muud keelt. On ju? Nüüd on asi nii-öelda nagu Jumala poolt paigas. Aga kogu meie ümbrusmaailm töötab selle nimel, et meid sealt välja saada. Näe Jumalat taevas ja ennast väiksena siin. Tema on suur ja püha, mina vaene armu saanud patune. Või ma toon pildid lihtsalt. Aga see on kõik kuratlik. Loomult on see kuratlik. Sest Jumal paneb meid alati pildis, nagu tema näeb Kristust, näeb tema sind ja mind. Halleluuja, Jumala laste elu on lõbus. See on pidu, teate. See on tähistus. See on armu andmine, sest meie saime ja meie anname. On ju? Kui meil on igavene andeks and, siis me tahame teistele igavest andeks andi. Kui meie saime elu, tahame meie teistele elu. On ju? Saime meie osa tema armastusest, tahame meie teistele seda sama armastust. Ma ei saa midagi muud anda, kui see, kes Jumal on ju. See on nii nõutu olek. Ma ei saa kedagi kiriku vande alla panna ja kes mu kast hiljaaegu küsis, mitu inimest elu jooksul kirikust välja pannud oled? Väga tore jutt, mina ei tea. Mina võtaksin kõik need välja visatud enda kogudusse. Kui annaks võtta, võtaksin kõik kokku. Inimesi tuleb parimaga taevast toita. Mõistame. Nendel tuleb parimat anda, et nad saavad tagasi poja staatuse, saavad orvu mentaliteedist välja. See on viinud nad kõrvale. Ja Jumal räägib meile alati kui oma poegadele. Vaadake, Hebre kiri algab ka. Viimseil päevil ta räägib oma poja kaudu. Ja nüüd kujuta ette, kõike tõde, mis täna Piiblis sa näed, kui see ei lähe kokku selle vaimuga, et poeg on kõnelemas, ma ütlen hoidu. Aga ma ei saa sul seda öelda. Ma tahaks sul nõu anda. Hoidu nendest asjadest, mis ei ole elu esile toovad asjad. Hoidu nendest. Need ei ole uue lepingu osa enam. Kuivõrd, teate, kuidas maailm täna tormaks kirikusse, kui nad kohtaksid seda Jumalat, kes on armastus. Aga kuidas maailm tuleb sisse käsukorraldusse? Ei tahagi. Nad põgenevad. Ja seal täituvad võib-olla Jeesuse sõnadki, et võite 7 korda hullema teha, kui te ise olete. On ju, sest see on käsk. Ja ometi Jeesus ütleb, et tehke nende sõnade järgi, aga ärge käituge nende tegude järgi. Või hoiduge variserid ja saduserid apud aignast. On ju, ühtpidi on nad need, aga teistpidi on nad need, on ju. Et inimeste silmis on nad nii, aga tegelikkuses on nad nii, on ju. No küll, et ta räägib seal päästmata inimestest, aga mõtteviis, ma räägin just selle mõtteviisi poolest. Meie saame toota vaid seda, kes meie ise oleme. Ja kuivõrd me uueks oleme saanud oma mõtteviisilt, seda sama elu me toodame endas esile. Ja need, kellel on see vana testamendi mõtteviis, nad toodavad selle mõtteviis. Paratamatult. Seal ei ole 3. teed. Seal on ainult 2 teed. Võiks öelda see lai tee, kitsas tee või kahe versiooni vahel. Küll, et tegelikult see tee on täna Kristus. Jeesus ütleb ju, mina olen tee. Ja ta ütleb, isegi meeletumad ei eksi sellelt teelt. Ei ole võimalik eksida. On ju? Isegi kui sind petetakse, ma ütleks ka seda, kui ka ma olen vastu võtnud ühe vale sõnumi, mis mulle on nagu räägitud. Pane tähele, järgmine hetk sa saad midagi aru, kui see on vale sõnum olnud. Sa saad aru, see ei toida sind. See ei ole see, mida minu isa minuga räägib. Ja sa hülgad selle ja läinud. Mis siis, et hetkeks justkui olid petetud. Sa ei jää petetuks. Meie mõtteviisi kaudu tahetakse meid kogu aeg petta. On ju? Aga ta ei saa meid petta.
halleluuja, ei ole võimalik, sest vaata see vaim, kes meis on, see on tegelikult isa armastuse vaim. Ja isa armastus tegelikult tõmbab meid endasse, et ma tahan ja ma tegutsen, aga mitte käsk ei pane tegutsema. Sa oled ju jumala laps, sa pead ju tegema seda, sa pead ju nii käituma, sa pead ju nii ütlema, sa pead, ei pea enam, mitte midagi ei pea. Ma tahan nüüd, sest ma tunnen teda, halleluuja, elu on lõbusam. Elu on laste see niuke nautimise osa, et kõik on ära tehtud. Ja tead, kui lapsed kokku tulevad, nad tulevad jälle tähistama. Ja selle sees, tähistuse sees, ongi see Jumal, kes annab armu peale. Viib meid usust usku, väest väesse, edasi, tasandisse, kus ma olen jõudnud. Mina ei tea, mis need võivad kõik olla ja mis tasandid elu tee peal tuleb veel kõike läbida. Katsumise proovi aegu niukseid justkui. Ega siis Jumal ise ei taha teada saada ometi, mis minus on. Ta teab seda läbi ja lõhki, ta teab enne kõike algust, lõppu ka, kõik, mis me ei suuda kokku viiegi. Ta teab kõike, ta tahab midagi meile näidata, kui ta üldse midagi teeb. Ta teeb ju meie pärast neid asju meile. Nii et avades meie silmi rohkem tõele. Nii et see elu Jumalas on selles mõttes nii halleluuja. Ma tahan öelda, kui sa tunnetad ära, minu isa on armastav isa. Ta ei ole enam püha ja õiglane kohtumõistja Jumal. See, kes ta oli vanalepingu ajal. On ju? Täna inimlik, lihalik mõtteviis tunneb teda pühaduse ja õiglase kohtumõistjana. Sest vanalepingu ajal oli, sest käsuseadus kehtis. Aga nüüd on käsuseadus Kristuse poolt ära kantud. Mis nüüd siis järgi jääb? Ja ainult armastus. Ja see on isa armastus meie sees, meie suhtes ja meie poolt väljendus temale tagasiside. Nii et kõik on, no ma ei tea, see on nii halleluuja. Nii kuidas sa täna ennast näed, nii sina ka täna oled. Ja kui meil on rikutud mõtteviis meie sees, siis see on ka üks asi, mis paneb meid kinni uute ilmutuste jaoks, edasi liikuda uute ilmutuste juurde. Lihtsalt, tead, see on nagu oma isa ette tulles, me avaldame isale jätkuvalt oma seda armastust ja lugupidamist, et kuidas ma armastan oma isa. Aga see ei ole see, mis see tunne mulle ütleb. Pigem see on see teadlikkus, kes on minu isa. On ju? Ma avaldan, deklareerin selle alusel. Ma tean, kes tema on. Selle alusel ma räägin. Ta ütleb, et ma räägin, või kuidas ta ütleb? Ma usun, sellepärast ma räägin. On ju? Sest see on minu sees. See on see osa minust. Ja nüüd sellepärast ma räägin, et ma teda sellisena usun. Ja kui ükskõik mis pimeduse valdkonnast lähtuv asi, see ei ole minu isa. See on pimedusest tulev. Nii et teate, sellepärast oleme nii vabad või ma ei tea, kuidas ütelda vaba. Ole rõõmus. Ole see sama, kes sa oled. Ära pinguta olla see, kes sa ei ole. Sest nagu nii, kui pingutus tuleb, siis see läheb balansist välja. Ole isaga loomulik. Vaat see võidmises käimise saladus on ka nagu, et ma olen möönnud, et ole see, kes sa oled. Ole loomulik. Kiida issandat. Tema on tema ja sina oled sina. Aga tema elu eesmärk on olla sinus ja elada läbi sinu. Ja kui sa oled see, kes sa oled, on tal kõige parem elada sinus, nagu tema on. Et ma ei püüa, ma ei ürita. Mitte see, et ma olen laiske selline, mitte seda. Aga ma olen lakanud pingutamast. Teate, see pingutus ei vii mitte kusagile. Me loodame midagi saavutada, paast ja palve ja nii ja nii ja nii. Kuulge, andke andeks. Üks kirjakoht Piiblis ütleb küll seda, aga see ei ole mitte algteksti tekst, aga mis on algtekstis olnud sees, aga me ei saavuta enam midagi. Teate, mille pärast? Nüüd me eirame Kristuse lunastuse tööd, kui me midagi veel saavutame. Tingimus tuleb. Ja.
ja jälle tekib küsimus, et aga milleks Kristus ristile läks ja suri, kui me jälle oma ohvritega loodame Jumalalt midagi saada. Aga lapsed tehti vabaks, halleluuja. Nii et lapsed on nüüd õnnelikud, rõõmsad ja vabad selle tõttu, kes on tema. Halleluuja. Nii et need olid mõtted, mis ma lihtsalt tahtsin öelda. Tead, kui ma ise ka vahel omaette mediteerin ja ma kordan teatud asju oma sees ja mõtteid oma isa armastusest, oma issi lähedalolust, olemisest oma isaga. Tead sa lihtsalt ja siis korraga mõtled, et oi, kui õnnelik ma olen. Ja siis mõtled, oota, kus see rööm tuli praegu? Ma mõtlesin olemist, kes ma olen. On ju? Mitte neid asju, mida kõike ta mulle on andnud ja mis ma veel peaksin saama ja mitte need asjad. On ju? Jeesus küsib, miks te nende asjad üle röömsad olete? Rööm peaks baseeruma alati selles, kes sa oled. See kes, see K-tähega sõna, elavat. Mitte see, mida sa omad. Need on tulevad ja minevad asjad. Need on täna nii, homme naa, muutuvad asjad ja kõik meie ümber on nii ja naa. Päike paistab ja päike on pilve taga. See kogu aeg muutub. Vahel sajab vihma ja vahel on ilus. Aga Jumala armastus ei muutu. On igavesed asjad ja on muutuvad asjad. Aga Jumal kutsub meid nendele igavestele asjadele, et mina olen see, kuidas ta ütleb, nagu see lammas seal haljastel aasadel, kuhu ta on mind pand lebotama, nautima elu temas. Halleluuja. Tead, milline rööm see on? Oma hingamise veele on ta meid viinud, on ju. Ta kosutab meie hinge. Millest saaks olla puudust? Tema, minu isa, mina, tema poeg, mina oman igavikku temas. Ei ole lahutust enam temast. Kõik on temast paika pandud. Ja kui keegi teistmoodi arvab, no arvaku, jõudu tööle. Mingu oma teed. Aga mina tahan vaadata sellele, nii nagu uus leping ja Jeesuse Kristuse lunastuse töö on määratlenud asjad. Ma ei välju kunagi enam vanasse lepingusse, mis oli inimeste leping. Ma ei välju enam, sest ma olen omanud ühe pildi sellest. Ja see on see sõna teateke või see kreekakeelne sõna, et kus see leping räägib ühepoolsest osutusest kogu inimkonna jaoks. Ei ole enam Jumal ja inimene. Ei ole enam. Ja kes elavad sellega, kurb, lihtsalt kurb. Kui inimene elab veel lepingus oma Jumalaga ja püüdes täita ja meeldida ja olla ja nii edasi. Seal ei saavutata enam mitte midagi, see ajast on möödunud. Algas tema elu ajastu. Võimas, teate, see on võimas. Nii et selles meil on ainult Jumala kiitus, Jumala ülistus, anda Jumalale vaid ainult tänu. Tema väärib seda tänu. Tänu Jumalale. Täname koos ka veel Jumalat. Isa, me täname armu eest. Millise õnnistuse osaliseks sa meid oled teinud? Kui rikkalikult sa meid oled õnnistanud? Et mõista täna selle armastuse sügavust, pikkust, laiust, kõrgust ja ära tundes sinu armastuse, mis ületab iga tunnetuse. Jumal, sina oled see armastus ja sinus ei ole piire, sinus ei ole tingimusi. Sina oled meid armastanud ja oled iseenda ohvriks toonud, et ei oleks maa peal enam suuremat ohvrit kui see ohver, mida sa kord 2000 aastat tagasi tõid meie eest. Ja see rahuldas kõik Jumala nõudmised, normatiivid, mis iganes õhus olid. Kõik lõpetati, et nüüd Jeesus, sina oleksid kõik kõiges. Austatu, jumaldatu, imetletud, kõik, et me ainult, et me kokku tuleme, me ainult jumaldame seda Kristust, kes sina oled. Kogu Jumala elu ja täius, kõik sa oled asunud nüüd meisse elama seeläbi, kes sina oled. Tänu sulle, Jeesus, et me võime olla kõige õnnelikumad inimesed maa peal. Et taevas ja maa on ühinenud meie sees. Et sinu kuningriik on ilmsiks saanud meie sees. Et me ei vaata enam kaugustesse, mis kord tuleb, vaid me vaatleme, mis kõik on esile tulnud. Ja Jumal, et sa näitad meile jätkuvalt samme, mida me sinus astume. Sinus käies seda käime. Sinu käiku me maa peal ju käime.
Jumal, et see on sinu huvi tuua esile need asjad, mis neil päevil peavad saama esile toodud. Ja Jumal, me tahame ka kõneleda täna nende inimeste eludesse, kes täna ei ole tunnistanud Jeesust oma südames issandaks ja kellel ei ole täna see usu saladus selles puhtas südametunnistuses, kes täna ei mõista seda, et hoida oma südant on enam kui kõik maa peal olevad aarded kokku. Ja kui sa ka kuuled ja vaatad täna meid, siis lihtsalt ma tahan sulle koos sinuga seda paluda, et sa ütled need sõnad, et Jeesus, ma palun, tule minu südamesse elama. Puhasta minu elus kõik see vana rämps, need mõtteviisid, väärastunud mälestused, need kõik Jumal asjad, mis on olnud sinust läinud mööda justkui, mis ei ole tabanud Jumal kui sind. Ja Jumal, ma tänan, et sa valasid oma vere minu eest Jeesuse kaudu. Sa tõid Jeesuse ohvriks, et minul on täna igavene elu. Ja ma tänan nüüd selle eest, Jeesus, et ma tunnistan sind oma elu issandaks, elu kuningaks, juhiks, kes sa oled kõik ja kõigeks minu elus. Ja ma tänan, et sinuga koos on mul alati õnnestumine ja kordaminek. Ja sa täidad kõik minu vajadused oma aurikkuse järele. Jumal, ma tänan, et sa oled kuulnud minu palvet, et sa oled tulnud minu ellu ja muutnud kõik pimeduse minu elus valguseks. Tänu sulle, Jeesus, ma olen päästetud. Ma olen vaba kõigest pimedusest, needusest, haigusest, kõigest, millega inimene, millega siin kokku puutus, olen vaba. Jumala poeg, õnnistatud Jumala poeg, armastatud Jumala poeg. Jeesus, sinu nimel. Aamen. 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 Mida Jumal on teinud, on ta hästi teinud. Alati saame seda meenutada. Nii et kas on kellelgi veel midagi? Stanislav, ole hea. Huvitav, et iga kord ma nagu tulen, siis mõtlen, ei, ma ei räägi seekord. Aga kui siin läheb jutuks ja kõik see, mis esile tuuakse, see paneb siin nii põlema nagu kõik see. Ja siis tuleb kohe sul meelde, mis issi on sulle jälle avanud. Siis tegelikult vaata, kui sa issiga koos, ta kogu aeg avab sulle järjest enam seda elu, millest sa elad nüüd. Et see on, vau, kõik see, mis Taavi rääkis, see on seega, mis huvitav, et issi avab mulle neid samasid asju. Et sa tegelikult, ta ütleb, vaata, et te olete Jumala pärijad. Vaata, kui sa mõtled lihalikkusest või inimlikkusest seda, siis sa mõtled, ma olen Jumala pärija, tähendab, nüüd ma ootan, millal Jumal mulle midagi annab. Aga tegelikult ta ei räägi seal sellest. Ta räägib, sa oled Jumala pärija, sa pärid Jumala enda. Ja. Sa pärid teda ennast. Ja Kristuse, vaat nüüd hakkab tulema seal juba midagi sulle ka, Kristuse kaaspärijad. Aga nii huvitav on see, vaata, kui me lähtume nagu inimlikkuses, meil inimlikkusest tuleb ikka see väike ego tahab sisse tulla, sest me mõtteviis on nagu rikutud. Kui sa mõtled, ma olen pärija, ma olen valitseja, siis sa, kuna inimese meel, ma räägin, kuidas issi mulle nagu avab neid asju. Et kuidas esimene hetk on see, no kuidas sa nagu hakkad nägema, no mis see siis valitseja pärija on, käib ja annab muudku käsku kõigile, paneb kõik paika ja näitab, kui kõva meest on ja kes sõna ei kuula. Oi, ma olen boss, vaata, et sa sõna kuuled, muidu lähevad asjad pahaks. No sa mõtled midagi, inimene mõtleb niimoodi. See on nüüd see maine mõtteviis. Aga issi tegelikult, kui sa oled issi sees, ta räägib, vaata, kui see Aadam oli seal aias, kas ta käis ja jagas seal korraldusi mingitele lindudele, loomadele, taimedele või? Ta lihtsalt nautis, ta päris selle. Ja nüüd vaata, ma ei oska seda seletada. Kui issi räägib, et sa pärid, ta ütles, vaata Abrahamile ütles, et ja sinu poeg pärib kõik, ta rääkis Kristusest. Kui sa nüüd aru saad, kui sa võtad niimoodi iseennast inimlikkuses, et nüüd mina olen see, oled selle rivist väljas. Ta rääkis kogu aeg Kristusest, ta rääkis etteulatuvalt Kristusele. Ja seal me oleme ja nüüd, kui sa oled selle ära tunnetunud, kes Kristus on ja mida ta päris selle kõik, see on tema oma. Kõik, iga inimene, iga hingetõmbe kuulub talle. Ja ta on andnud selle sulle, kas sa näed seda?
kas sa võtad selle vastu? Kas sa käid, paned selle paika inimlikkuses või sa lähed, sa käid oma pärandis, sa naudid iga inimest, sa naudid iga linnulaulu, sa naudid iga tuulepuhangut lilleõites. See kõik kuulub sulle. Iga päev, iga uus kevad, see kõik on sinu pärand Kristuses. Seal sa näed, seal mitte ainult see kevad, vaid issi ise on kõige selle sees. Ja sina selle sees, mul issi on hakanud avama, meie tahaksime minna ja trampida kõik vaenlased, mis meile ei meeldi alla ja öelda nii, no, see on ikka veel inimlikkus. Ja tänu Jumalale, et issi näitab meile seda. Pärand on see, et sa lihtsalt, see kuulub sulle, vaadake seda ilusat ilma. See on sinu oma. Vaadake neid inimesi. Issi on hakanud näitama silmi lahti mulle tegema. Mul on nii, et kuidagi mul on issi pannud südamist, et pole seda meediat vaja. No seda televiisorit või midagi. Ma ei taha ka, vaat see kuidagi nagu tunned, ma algul mõtlesin, et mul on probleem, et äkki ma olen nii aldis sõltuvustel, et ma olen sõltuvuks või midagi. Aga nüüd mul on issi avanud midagi. Kujutage ette, alles mingi aasta või paarsada aastat tagasi ei olnud ju televiisorit. Me isegi ei mõtle selle peale. Oli nii palju asju, millest inimesed rõõmu tundsid. Ma ei taha nagu sinna tagasi minna, aga teate, mul on niimoodi, ma kardin eest ära, ma vaatan naabri lapsi. Ma lihtsalt toitun sellest, ma näen isa toimimist nende laste siiruses. Ma näen neid 3 koera, kes on 2 kassi. Ma lihtsalt vaatan ja ma kogen, kuidas isa toidab, elustab sind. Need on, võttes sisaks, et sa oled minu pärija. Ma olen andnud need asjad sulle. Sa lähed, muidugi siin on see protsessi, kus ma lähen, mu hinge tasand läheb läbi olukordadest, ta viib sind olukorda, vaata, tegelikult me läheme läbi protsesside, mis tegelikult vabastavad meid meist endist. Ja mida rohkem me vabaneme endist, seda rohkem hakkame me vastu võtama seda elu, mis tegelikult on meie ümber ja kes ongi isa igas asjas toimimas. Siis ma ütlen, see on nii erilane. See on nii eriline, ma räägin, et siin see, mis meile järjest rohkem avaneb, lapsed, ma ei tea, kuidas isegi öelda, ma ei taha öelda lapsed ka, aga teate, see on nii ilus. See, kuidas isa, ja mis ma veel nagu vahel, vaata, kui nüüd ma olen isegi mõistnud seda, vaata, kuidagi ma nagu vahel nagu lähen nagu ühte sellesse Pauluse, kui ta räägib, vaat kui ta räägib, et mulle on ilmutatud see saladus ja siis ärki sa näed, et see on mulle samamoodi, see saladus on ilmutatud. Ma isegi ei ole seda väärt, ma ei tea, kuidas see juhtus. Äkki sa saad aru, mis isa on teinud, mida ta on plaaninud. Sa võtad, sa vaatad, millest Paulus räägib, see kõik on määratud esile tulemas läbi meie. Kogu jumalik saladus. Tema ilu on määratud. Kui sellest aru saab, läbi meie tuleb mitte meie tegude, vaid sa näed seda, sa mõistad seda, kuhu issi on tegelikult meid toonud, kuhu ta meid asetab ja mida ta kavatseb teha. Meie kaudu, meie kõikide kaudu, nii kaua kui me veel püüdleme seda, oled sa kinni, aga kui sa lihtsalt hingad ja naudid isa ja imetled teda. Vau, see on nüüd see hingamine, kui issi tahab meid sisse tuua. Üks kaunim asi ootab teist. Üks ilusam asi ajab teist taga. Üks võit, üks üllatus teise järel tabab sind. Üks võit teise järel. Üks läbimurre sa lihtsalt avastad. Vau, pole enam läbikukkumist, pole enam muret ega vaeva. Isegi kui nad tulevad, need on lihtsalt sinu vana mõtteviisi vastu on nad vaeva. Tegelikult on need sinu päästeks. Lahti nendest asjadest, kus sa veel oled kinni. See on nii ilus, see on ilus. Ma räägin, miks ma seda räägin? Ma vaatan neid asju. Ma vaatan juba, see on ikka veel alles algus. Minu jaoks on issi, kuidas sa teed, kui kaunis see kõik, mida sa teed. Ma räägin, olge väga õnnistatud. See, millest vend rääkis, see on võimas. See on võimas, kui isa meid sisse toonud. Vend ütles nii hästi, kes mõistab ta vereväge, kes mõistab, mis juhtus risti peal, kes mõistab, mis Jeesus on teinud meie jaoks, kuhu ta meid toonud, kuhu ta meid asetanud. Vau! Et olge väga õnnistatud, issi on siin, issi on kõikjal, issi on võtnud selle maa oma sülle.
aga mida rohkem me selles oleme, seda rohkem seda mõistame, näeme. Sest karistus oli see, et Aadama silmad said suletud, kui ta astus teise kohta. Ja see oli see astumine välja issi osaduses, oli see ühte mõtteviisi minek, surma minek, aga issi vabastas meid sellest. Ja nüüd me silmad aina rohkem, et te südamesilmad võiksid avaneda, et te võiksite näha, mis issi on teile andnud, kuhu ta on teid toonud, kelleks ta on teid toonud, isegi mitte ainult kes, vaid kus te olete, igaveses issi süleluses. Igaveses üks olemises ei ole lahutust õhus ja Jumalas. See on kõik tema. See on kõik tema, kas sa näed, kas sa tunnetad. See on nii võimas, ma räägin. Sel hetkel, kui vaevaib käri, sest tegelikult isa oli kogu aeg siin, ükski inimene ei saagi ilma temata igat. Kui ta puus hinge õhku aadamis, siis oli see Jumal ise, kes ennast silma sisse. Sa mõtled, iga kord sa tõmbad, aga sa ei näe seda, sa mõtled, see on aga see on isa ise, kes hoiab sind elus, kes viib sind edasi. See on võimas, kus me oleme, aga et või veel rohkem seda mõista, tajuda. Issi, ma räägin, ma ei oska, sellised voolab, aga ütleb, see tegelikult on kõik väga hästi. See on väga hästi, ma ise õpin siiamaani. Ma näen, kus issi näitab, kus ma võin kinni jääda, milles on veel mingid peidetud, mingid ebajumal, mida ma tahaksin saada rohkem. Kui seda, mida issi mulle juba andnud. Ma näen neid asju. See on nii mõnus, vaata, nagu Iisrael läks nendesse tõotud maadesse, need olid tegelikult tema vabanemise hetkel, mitte võitlus vaenlasega, vaid tema vabanemise hetkel. Kas sa näed isa suurust? Kas sa näed, seal on kõik pildikeel, nüüd see räägib meist. Meie vabanemine kõikidest sellest jamadest, meie olemise, meie vanad mõtteviisid on see vaenlane, kellega me maadlema. Seal pole midagi tegelikult maadlema juba ära maadlema, meid on taevasse pandud juba enne, kui me isegi otsustasime seda, issi tegi seda juba siis, kui risti peal Jeesus suri ja üles tõusis. Juba siis toimus see, aga meie lihtsalt praegu võtame selle vastu, mis on juba ära tehtud ja nüüd me lihtsalt järjest rohkem avanema, kus me oleme. Kas saab olla issist lahutust enam? Ei saa! Ei saa! Me oleme tema süles. Kui mind üles tõstetakse, tõmbama kõik sinna. Ja me vabastame seda, kus me oleme. Ja vaimsel pole kuskil, kui sa seda räägid, ta põgeneb. Vaimu elus on elu. Ainult sellest seda me ei toonud. Olge väga õnnistad, issi on nii hea. Issi on nii hea ja andku ta veel rohkem neid asju näha. Tänu Jeesus. Sorry, ma läksin nii halleluuja. Ei, see on hea. Kõik emotsioonid väljendavad. Tänu Jeesus. Meil on aeg võib-olla sinna kanti. Aga jah.